täna siis aitäh Iirisele selle sissejuhatuse eest, et täna mina olen siis teie ees kui Eesti Vegan Seltsi toitumisnõustaja peamiselt ja paluti mul natuke rääkida ka oma taustast ja miks mina siin rääkimas olen sellistel teemadel. Et minu lugu on siis pikk nagu kõigil teistel, et ma olen ise olnud väga pikalt selline keskkonnaaktivist ja loomasõber ja tegelikult üritasin ka meenutada, et millal selline tervise aspekt minu ellu rohkem tuli ja tuli meelde selline lõbus lugu, kuidas ma mäletan lapsena, kuidas mu vanemad said mind sööma igasuguseid kummalisi asju, mida lapsed tihti ei söö selle väitega, et see on tervislik. Ja ma küsisin, et kas see on tervislik ja siis ma seda sõin, kui see oli tervislik, et see tervis on vist ka olnud tegelikult juba lapsest peale minu jaoks üsna oluline. Ja kuidagi on nii läinud, et täistaimne toitumine või veganlus on kõik need aspektid omavahel ühendanud. Et seetõttu on ka minu taust üsna mõnes mõttes nagu kirju, aga teises mõttes nad tulevad kõik ühte kohta kokku. Ja tegelikult minu haridustee on olnud hoopis majandusvaldkonnas. Mul on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolis turunduse valdkonnas, majandusteaduskonnas ja siis olen keskendunud oma õppimises ja tegelikult ära ka õpetamises siis tarbija käitumisele ja ütleme just sellele, mis puudutab inimeste valikuid ja valikuid siis mitte ainult nende kaupade ja teenuste osas, mis te poest osta saate, vaid ka tegelikult tervise osas. Ja siis, kui ma ise nüüd juba 7 aastat tagasi otsustasin oma toitumist muuta, siis ma läksin õppima Tallinna Ülikooli terviseedendust, nii et mul on rakenduskõrgharidus terviseedendusest ja pärast seda ma olen siis ka praktiseerinud päris jõudsalt toitumisnõustajana ja olen andnud erinevaid toitumisega seotud loenguid, tervisega seotud loenguid. Nõustan indiviidi tasemel, kirjutan artikleid, kommenteerin taimse toitumise teemasid meedias, kui see on vajalik. Et selline mõnes mõttes segapudru, aga teisest küljest kõik omavahel seotud. Ja töötan siis tegelikult täiskohaga Tallinna Tehnikaülikoolis õppejõuna, õpetan peamiselt turunduse õppeaineid, aga lisaks nüüd siis ka eetika, vastutuse ja jätkusuutlikkuse õppeainet, mis on üsna uus aine meil magistriõppeprogrammides nii eesti kui ingliskeelsetele üliõpilastele ja hõlmab siis endast tegelikult mitte ainult toidu osa jätkusuutlikkusest, kindlasti hästi laialt vaatame seda aspekti, aga mina isiklikult pööran sellega päris palju tähelepanu selles õppeaines ja ka oma teisel töökohal ülikoolis, milleks on siis jätkusuutlikkuse tegevuste koordineerimine, mis tähendab ka seda, et seal me vaatame natuke laiemalt, kuidas ülikool saaks olla jätkusuutlikum, vastutustundlikum ja see puudutab ka siis toitu. Et üsna selline kirju tegelane. Aga täna tahaksin teiega rääkida siis laiemalt teemalt kitsamale kokku, et mis on tervis, millest meie tervis sõltub, millised on üldse siis need olulisemad tervisemõjurid, mida me saame kas ise mõjutada või ei saa. Vaatame neid natuke lähemalt. Vaatame, kuidas mõjutab toit tervist ja milline üldse on tervislik toit, kuidas toit mõjutab keskkonda. Räägime siis täpsemalt täistaimsest toitumisest ja sellest, kuidas see võiks olla lahendus kliimaprobleemile ja vaatame ka pisut lähemalt veganlust ja tervislikku vegan toitumist. Et selline hästi laialt teemalt just kui kitsamale kokkuminek. Ja kui teil tekib siis jooksvalt küsimusi või mõtteid, siis ma olen seadistanud oma arvuti siin selliselt, et ma saan näha seda, mida te kirjutate. Et julgelt rääkige kaasa seal kirjalikult, ma saan kommenteerida või vastata teie jooksvatele küsimustele ka. Ja kui tundub, et ei haaku kohe sellega, mida ma parasjagu räägin, et siis loengu lõpu osas tekitame sellise aja, kus saab siis nendele küsimustele või vähemalt mingile osale küsimustele kindlasti ka vastused. Aga hakkame siis otsast minema, et hästi laialt kohe küsiksin teie käest, et te saaksite kirjutada sinna vestlusaknasse, proovige see üles leida. Mis see tervis üldse on? Mis on tervis?
kuidas teie defineeriksite tervist või millal te ütleksite, et inimene on terve? Äkki keegi julge kirjutab midagi, mõne märksõna, mis see tervis on või mõelge vähemalt kaasa, et me näeme seda, et ühiskonnas on hakatud teatud organisatsioone ümber nimetama haigesest terviseks, eks ju, tervisega seotud sõnadeks. Aga mis see tervis tegelikult on? Ma näen, et juba tuleb esimene vastus, äkki keegi tahab veel juurde, et inimene on terve, kui inimene tunneb ennast hästi. Ja see on väga hea definitsioon iseenesest. Ma näen ka siin, et on vaimne füüsiline tasakaal ja see läheb juba täpsemaks, vaimne füüsiline heaolu. Siin on üks märksõna tegelikult veel, mis on jäänud praegu ütlemata, aga mis on ka hästi oluline. Füüsiline vaimne, see tulevad kohe kõigil hästi spontaanselt meelde, aga mis seal veel võiks olla ja mis me tegelikult näeme ka, et mida on näiteks praegu koroonasituatsioonis, mis tekitab probleeme. Et ühest küljest jah, me näeme, et vaimse tervise probleemid on suurenenud, aga need on tihti suurenenud just sellepärast, et inimesed on isoleeritud ja meil ei ole sellist sotsiaalset heaolu ja tegelikult WHO on defineerinud siis tervise 3 märksõna kaudu ehk siis füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. Ja mis on oluline siin, et tegelikult me ei defineerigi tervist läbi haiguse, vaid läbi selle heaolu. Ehk et siis, kui inimesel ei ole haigust, ei tähenda veel seda, et ta on terve. See inimene peab tundma ennast hästi. Ja see on võib-olla see võti, kuhu võiks fookuse panna. Et kindlasti haiguse puudumine on ka oluline, aga sellest üksi ei piisa. Aga mis teie arvates on need asjad, mis mõjutavad tervist? Seda sama füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu. Tooge mingisugused märksõnad välja. Mis teile tundub, et võiks olla? Kindlasti on üksjagu selliseid märksõnu, mis on hästi teada ja tuntud, millest meile iga päev räägitakse, millest minagi täna päris põhjalikult hakkan rääkima. Aga tuleb teil äkki veel midagi meelde. Väga hea, siit tuleb kohe toit, keskkond ja väga hea geenid. Need on tõesti mõjutavad tervist. Mis teil veel tuleb meelde? Suhted, tunded ja kindlasti see on emotsionaalne pool, stress, eks ju, tihti on omavahel seotud. Liikumine, ja, väga oluline tervisemõjur jällegi. Uni, suurepärane, et see ka välja tuli, sest unele võib-olla meil pööratakse ka natuke liiga vähe tähelepanu. Igapäevane, just nimelt igapäevased väiksed justkui tegevused. Kui te mõtlete oma päeva peale, siis tuleb juba, hakkame hommikust pihta, eks ju, et kui hästi te magasite. Kas teil oli nii-öelda piisavas koguses und, et see, mis meil soovitatakse, on minimaalselt 7-8 tundi, võiks inimene iga öö magada. Ärkate üles hügieen, eks ju, kas pesete hambaid, hammaste tervis väga tugevalt tervisega seotud, kas sööte hommikusööki? Ma ei tea, lähete kuhugi välja, kas puhastate käsi, eks ju, hügieeni küsimus jälle täna eriti aktuaalne, igalt poolt saame korjata erinevaid viiruseid, tihti inimesed on siseruumides ja on võimalik, eks ju, haigestuda üsna kergesti. Ma näitan teile ka järgmist slaidi, kuhu on kokku pandud, see on küll ingliskeelne, aga usutavasti saate aru, et siin on enamus neist välja toodud, mis te nimetasite. Et siin on nii nii-öelda toitumise külg olemas, siin on see uni, mis te tõite välja, hügieen, keskkond, stress, eks ju, sport, liikumine ja tegelikult siin täna me räägime ka arstiabist, eks ju, et kui on eriti, mis puudutab näiteks traumasid, et sellest tegelikult sõltub meie tervis ka päris palju. Aga mis on jällegi Maailma Terviseorganisatsioon öelnud, et mis on põhilised tervisemõjurid, saame jaotada tegelikult 4 suuremasse kategooriasse. Ja tihti inimesed arvavad, et keskkonnal või geneetikal ehk pärilikkusel on väga suur mõju meie tervisele. Et siis see mõju on olemas, aga see ei ole nii suur, kui tihti arvatakse. Et keskkonna mõjuks arvatakse umbes 20% meie tervisest ja pärilikkusel sama palju. Reaalsus on see, et tegelikult enamuse meie tervisest me saame ise mõjutada ja see on siis kuni 50% ulatuses, mis on siis elustiiliga seotud valikud. Ja sinna alla läheb siis toitumine, liikumine, riskikäitumine, kas panete autos turvavöö peale. Siia alla läheb sõltuvusainete tarvitamine, tubakas, alkohol, narkootikumid, et kõik sellised asjad mõjutavad meie tervist oluliselt suuremal määral, kui seda teeb geneetika. Et me teame küll, et võib olla nii, et kellelgi on
suurem tõenäosus või eelsoodumus mingisugusesse haigusesse haigestuda, aga reaalsus on see, et see ei pea juhtuma, kui me teeme paremaid valikuid oma elustiili osas. Ja miks tihti arvatakse seda, et kui perekonnas on mingisugune haigus juba esinenud, tihti öeldakse, et mul juba emal või vanaemal või isal oli diabeet või kõrgvererõhktõbi või et juba nemad olid ülekaalulised, et sellepärast olen ka mina ülekaaluline. Kuidas teile tundub, kas see on see põhjus, miks inimesed on ülekaalulised, et juba nende vanemad olid? Enamasti ei ole. Jah, et mis pärandub, on siis elustiil, eks ju. Me õpime oma harjumusi, saame oma teadmised paremate või halvemate elustiili valikute kohta oma vanematelt. Ja kui me istume ühe toidulaua ümber, eks ju, me käime koos, kas teeme sporti või tee sporti ja me õpime oma elustiili käitumise oma vanematelt. Ja see on see põhjus, miks tegelikult me näeme, et perekonnad ongi ühtemoodi paksud, aga lisaks nendele on siis ka paksud nende lemmikloomad sageli, et seal geneetikaga eriti mingit pistmist ei ole, aga elustiil peegeldub tegelikult ka lemmikloomadest. Et me saame oma tervist väga palju ise mõjutada ja tihti inimesed on natuke abitud selles osas, et annavad vastutuse oma tervise eest ära justkui kas geneetikale või keskkonnale. Et juba see peaks olema väga jõustav, kui te teate, et te saate ise oma tervist mõjutada. Ja mis on tegelikult juhtunud viimaste aastakümnetega on see, et meie peamised põhjused, miks inimesed surevad ja kaotavad kvaliteetseid eluaastaid, on muutunud. Kui varem surid inimesed tihti nakkushaigustesse, oli palju traumasid, imikusuremus oli suur ja nii edasi, et siis täna on 10 olulisemast surmapõhjusest 9 seotud elustiiliga. Et ei ole siin ei traumasid ega nakkushaigusi, isegi praegu, kui me räägime sellisest pandeemia mõnes mõttes situatsioonist, kus väga palju inimesi haigestub viirushaigustesse, siis see on ikkagi väga vähe võrreldes sellega, kui palju inimesi sureb elustiili haiguste pärast. Et statistiliselt Eestis sureb iga päev südame-veresoonkonna haigustesse 20 inimest, umbes niiviisi. Kui te mõtlete, et hommikul teete raadio lahti ja kuulete, et mitu inimest on surnud koroonasse, et siis seda teavad praktiliselt kõik Eesti inimesed, aga seda, kui palju on meil elustiili haigustesse suremus, seda tihti ei teata. Ja minu enda arvates võiks see fookus olla rohkem sellele, et ennetada elustiili haiguste ennetamise kaudu inimeste nakatumist viirushaigustesse. Et me teame seda, et enamik inimesi, kes surevad koroonasse, on tegelikult mõne kaasuva haigusega, kas neil on südame-veresoonkonna haigused, diabeet, astma või mõni muu selline elustiiliga seotud haigus. Et siis olles tervem, oleme me ka paremini kaitstud erinevate viiruste vastu. Mis veel statistika ütleb, on see, et mittenakkuslikud haigused ongi umbes 80% kõikidest surmadest lääneriikides ja 50% neist on siis südame-veresoonkonna haigused ja 20% on vähkkasvajad. Ja kõige enam siis esineb kopsuvähki, mis on otseselt seotud suitsetamisega. Teisel kohal on jämesoolevähk, mis on ka Eestis väga-väga levinud. Ja siis tulevad sellised hormoonsüsteemiga seotud vähid nagu rinnavähk, eesnäärmevähk, emakakaela, munasarjavähk, mis on ka tegelikult kõik elustiiliga seotud. Et nii nagu kopsuvähk on seotud ka elustiili valiku suitsetamisega, on siis ka teised vähid tegelikult seotud elustiiliga. Ja olulised surmapõhjused on veel diabeet, et need, kes on natuke vanemad, teavad seda, et varem nimetati teist tüüpi diabeeti vanadusdiabeediks, et siis täna sellist nimetust enam ei kasutata, sest et see esineb väga noortel inimestel, et ei ole enam sugugi vanainimeste haigus. Ja siis astma samuti. Ja veel neid kõiki on võimalik ennetada, et väga suures ulatuses 80% südame-veresoonkonna haigustest diabeedist on ennetatav ja 40% vähist on ennetatav. Et jah, loomulikult on alati erandeid, aga väga suur hulk haigusi võiks olla olemata, kui me keskenduksime rohkem nendele põhjustele, mis siin slaidil välja on toodud. Et need põhjused, miks meil on palju elustiili haiguseid, on toodud välja peamiselt vähene puu- ja köögiviljade tarbimine, vähene füüsiline aktiivsus, need omakorda mõjutavad veresuhkru taset, verekolesterooli-sisaldust ja vererõhku ja lisaks siis riskikäitumine nagu sõltuvuskäitumine nagu alkohol ja tubakas. Et kui me neid
paremini kontrolliksime oma elus, siis oleksime paremini kaitstud elustiilihaiguste vastu. Ja üks oluline näitaja veel, mis mõjutab tervist, on kehamassiindeks. Et alati ta ei pruugi olla parim näitaja hindamaks inimeste riski haigestuda elustiilihaigustesse, aga tihti on. Et need, kes siin saavad hetkel kuulajana natukene arvutada oma telefonides või arvutites, et võite arvutada korra välja oma kehamassiindeksi ja seda arvutatakse nii, et teie kaal kilogrammides jagatud teie pikkusega ruudus. Ja siis vastavalt sellele pildile, mis te siin ka näete, saate näha, kas te olete normaalkaalus, ülekaaluline või alakaaluline ja mida rohkem siis ülekaaluline te olete, seda suurem on riski haigestuda erinevatesse elustiilihaigustesse. Et see on siis selline näitaja, mis on selline esmane indikatsioon, kas peaks oma tervise tõsisemalt käsile võtma või ei ole risk nii suur, aga see ei ole alati kehti, eks ju, et väga suure lihasmassiga inimestel on sageli ka kõrgem kehamassiindeks. Samas mõni alakaaluline inimene võib olla tegelikult sisemiselt rasvunud, ehk et tema lihasmassi osakaal tema kehakaalust on väga väike ja see, mis seal on valdavalt rasv, et sellisel juhul see ei ole ka kuidagi tervist toetav. Et kui keegi seal veel arvutab, saate pärast edasi muidugi arvutada, aga mina liigun siit vaikselt edasi. Et Maailma Terviseorganisatsioon on üks põhilisi allikaid, mida ma olen kasutanud ja on välja toonud ka tervisliku toitumise alustalad, et millele siis põhineb üks tervislik dieet. Ja olen nad siia ka kirja pannud, et need on köögiviljad, puuviljad, kaunviljad, pähklid ja täisteraviljad. Ja kui te nüüd märkate, et siis tegelikult siin on välja toodud ainult taimsed toidugrupid, et kui te võite vaadata sealt WHO lehelt, ei ole nimetatud ühtegi loomset toiduainet ega toidugruppi. Ja ainuke koht, kus WHO lehel nimetatakse mõnda loomset siis toitaineallikat, on omega-3 allikate loetelus toodud kala. Et omega-3 muidugi meil on võimalik saada väga erinevatest taimsetest allikatest samuti, aga jah, et lihtsalt oli minulgi huvitav seda märgata seal, et see tervislik toitumine tugineb taimsel toidul. Lisaks siis toob Maailma Terviseorganisatsioon välja selle, et me peaksime tarvitama võimalikult vähe lisatud suhkrut. Vähem kui 30% toiduenergiast peaks tulema rasvadest. See on meil Eesti toitumisuuringu järgi kõvasti üle keskmiselt eestlastel, et me tarbime väga palju rasvast toitu. Võimalikult vähe võiks tarvitada küllastunud rasvhappeid, üldse ei tohiks tarvitada transrasvhappeid ja soola peaks siis piirama alla 5 grammi päevas, siis mitte rohkem kui 5 grammi soola ja kui siis soola toidule lisada, et siis võiks eelistada jodeeritud soola. Sest meil rahvastikus on joodi alatarbimine väga laialt levinud ja see on üks lihtsamaid meetmeid, kuidas rahvastikus joodi tarbimist suurendada, siis soola jodeerimise kaudu. Ja et natuke illustreerida ka, mõned teist on kindlasti seda joonist näinud, aga väga ilmekalt illustreerib siis seda, mis toimub praegu meie toitumises ja mis selgitab ka seda, miks meil on nii palju elustiiliga seotud haigusi. Et kui see tervislik toitumine peaks põhinema siis taimsel toidul, puu- ja köögiviljadel, täisteraviljadel, pähklitel, seemnetel, kaunviljadel, mis on seal püramiidi allosas, ehk see kõige olulisem osa, mis on siis vasakpoolne joonis. Kui te nüüd võrdlete neid kahte pilti, et mida te märkate? Ilmselt jääb silma, et see põhi, selle püramiidi põhi, mis peaks olema siis väga hästi täidetud, on praktiliselt tühi. Et siin joonis on siis nädala toidulaud ühe inimese kohta ja reaalsuses on see pilt hästi nukker, et tegelikult seda, mis tervist meile toob, seda osa on väga vähe ja siin püramiidi ülaosas, kus on need toiduained, mida peaks tarbima vähem või tegelikult üldse mitte, et seal on selline üsna suur plahvatus toimunud, et seal on väga-väga palju lihatooteid, seal on väga palju magustatud tooteid, maiustusi, karastusjooke. Need asjad tegelikult ei peaks kas püramiidis üldse olema või peaks olema väga väikeses koguses. Ja see, mis siis on see tervislik osa, see peaks olema meie põhiline osa toidulauast.
väga hästi illustreerib seda, kuidas peaks toituma. Selline taldrikureegel. Taldrikureeglit ilmselt on väga paljud inimesed lapsepõlves ka õppinud, et kuidas siis taldrikusse asju paigutada, nii et see oleks tervislik. Mina valisin teile näitamiseks Harvardi meditsiinikooli tervisliku toitumise taldriku, sest et see on kõige ajakohasem, see on kindlasti parem kui Eesti toitumissoovitustel põhinev taldrik. Ja miks ta on parem, on see, et te näete siin, et pool taldrikut on puu- ja köögiviljad, eks ju siin. Ja lisaks on siis siin täisteraviljad ja mis on eriti oluline, et kui me oleme harjunud sellega, et traditsiooniliselt on tihti öeldud, et taldrikus peab olema mingisugune nii-öelda liha või mingisugune kala või kana, et siis Harvardi meditsiinikool ütleb, et see peab olema lihtsalt tervislik valgurohke toiduaine. Ja see võib olla väga edukalt ka taimset päritolu. Et siin kirjelduses tuuakse siis välja, et tuleks valida kana, kala, uad või pähklid või siis koos või siis neist tehtud tooted ja tuleks limiteerida punase liha ja juustu tarbimist ja tuleks üldse vältida peekoni ja igasuguste sinkide ja töödeldud lihatoodete tarbimist. Mis siin on veel huvitav, mis võib-olla ei ole meile ka harjumuspärane, on see, et joogina ei tooda välja piima. Sageli on see nii olnud, et kujutatakse joogina toidu kõrvale mingisugust piimatoodet. Ja siin me näeme, et kõige olulisem jook üldse inimese elus on vesi. Välja arvatud siis, kui ta on imik, eks ju, imikud joovad piima, mis ongi imikutoit. Aga et vesi, kohv või tee, mis on siis magustamata ja piimatooteid tuleks limiteerida ja magustatud jooke tuleks üldse vältida. Et siin väga konkreetselt tuuakse välja, mis on head valikud, mis on halvad valikud. Ja samuti on siis siin välja toodud see, et tuleks välja erinevat värvi, puu- ja köögivilju ja tuleks vältida rasvas töödeldud kartuleid. Tegelikult ei lähegi köögiviljade alla niivõrd, et kõik on kuulnud 5 biotäiest puu- ja köögiviljadest päevas, kui oluline meile on see, et iga päev vähemalt minimaalselt nii palju süüa. Et siis kartul sinna alla ei lähe, sinna lähevad kõik ülejäänud puu- ja köögiviljad. Ja lisaks siis tuuakse siin välja, et peaks limiteerima siis või söömist, tegelikult üleüldse õli tarbimist, rasva tarbimist peaks piirama ja vältida siis transrasvade tarbimist. Et minu hinnangul ilmselt üks parimaid täna kokku pandud taldrikureegleid üldse, mis annab väga selge signaali sellele, et ükski toiduaine ei ole asendamatu. Et kui meil üritatakse aeg-ajalt ikkagi öelda justkui peaks sööma mingit konkreetset toitu, siis see ei ole tõsi. Meil on vaja toitaineid, mis sisalduvad toidus, aga nad sisalduvad loomulikult väga erinevates toiduainetes, et me ei pea tarbima ei liha, ei piimatooteid. Me tegelikult ei pea tarbima ka riisi või kartulit, eks ju, et tegelikult need kõik toitained, mis seal sisalduvad, me saame ka oma natukese teadmiste korral ka teistest toiduainetest kätte. Ükski toiduaine ise ei ole asendamatu. Aga minnes edasi, see on selline ülevaade sellest, et mis on toit, mis on tervislik toit ja selle mõju meie tervisele. Et see on üks külg, aga teine külg, mis on ka tänase loengu kontekstis oluline, on see keskkonna teema. Ja kuigi minu fookus täistamise toitumise juures on rohkem tervise aspektidel, et siis mul tänast loengut kokku pannes oli päris huvitav läbi vaadata erinevaid suurte organisatsioonide dokumente ja vaadata, et mis nad siis on leidnud või mida nad soovitavad ja vaatasin natuke põhjalikumalt ka vaatasin Maailma Looduse Fondi dokumentatsiooni ja seda, mis siis Maailma Looduse Fond on toonud välja keskkonnasõbraliku või keskkonna ja toidu seoste juures. Ja panin siia päris suure hulga fakte, need on küll osaliselt inglise keeles, aga vast on teie jaoks see okei. Et toon siin mõned välja, et toidu tootmine on vastutav 27% süsihappegaasi või kasvuhoonegaaside tootmisest. Samuti mõjutab see siis 70% värske vee kaost, on väga tugevalt seotud metsade mahavõtmisega
ja nüüd üha rohkem me räägime ka erinevatest haigustest ja pandeemiatest, mis on liiguvad nii-öelda loomadelt inimestele. Samuti, mis on ka oluliseks tervise kontekstis, on see, et iga kolmas inimene on ülekaaluline või lausa rasvunud ja see on maailma kontekstis, kui me räägime lääneriikidest, näiteks Eestist või Ameerikast, siis meil on iga teine inimene rasvunud või ülekaaluline ja iga kolmas laps. See statistika on päris nukker, mis me näeme, et mida nooremana inimesed on ülekaalulised, seda kiiremini ja tõsisemalt nad siis haigestuvad elustiili haigustesse. Samuti me teame, et 1/12 inimesest on alatoitusumuses või näljane, ehk et osad, väga suur osa inimesi on ülekaalulised, nendel on toitu küll ja veel, raisatakse toitu, aga samas on maailmas väga palju inimesi, kes on näljas. Toitumine on üks põhilisi põhjuseid, miks inimesed surevad täna ja meil on probleemid sellega, et kliima soojenemine on ja tegelikult ka tervisekulutused riikide eelarvetes on väga-väga suured. Ja mida siis öeldakse, et me peame leidma võimaluse, kuidas toituda nii, et see oleks parim nii inimeste kui ka planeedi tervisele. Ja siin on siis sellised eesti keelt tõlgitud hästi lihtsad väiksed põhimõtted, mis siis Maailma Looduse Fond on soovitanud, et kuidas toituda, et selliselt, et ta arvestaks võimalikult palju ka planeediga. Ja tegelikult alati näeme, et see fookus on taimsel toidul, sest taimse toidu jalajälg on võrreldamatult väiksem loomse toidu jalajäljest. Ja mida vähem töödeldud on toit, siis jällegi seda tervislikum ta on, aga sinna me kohe jõuame ka. Ma panin siia tegelikult terve hulga statistikat, sest et see oli mu enda jaoks ääretult huvitav, ma usun, et ka teie jaoks. Et millised on siis toidu ja põllumajanduse suurimad mõjud keskkonnale ja need on tegelikult väga üllatavad ja mõnes mõttes osa katastroofilised. Et kui me vaatame, et kui palju siis kasvuhoonegaase tekib toidu tootmisega seoses, siis see on 26% umbes kõikidest siis kogu siis kasvuhoonegaaside tekkest. Kui me seda pärast võtame juppideks lahti, siis me näeme, millistest toiduainetest ja millistest protsessidest seda kõige rohkem tekib. Et loomulikult jäävad meile siia ka muud kasvuhoonegaaside tekitajad, näiteks transport, mis on kusagil umbes samas suurusjärgus nagu toidu tootmine. Siis maakasutus, et kes on näinud mõnda dokumentaalfilmi keskkonna teemal, siis teab, et väga-väga suur hulk maakera pinnast kasutatakse toidu tootmiseks, tihti siis just teravilja tootmiseks, maisi soja tootmiseks ja valdav osa sellest söödetakse siis loomadele. Täna statistika järgi ei ole Euroopas piisavalt pinda selleks, et toita siin elavaid nii-öelda kariloomi, keda inimesed söövad. Ja selle jaoks siis tuuakse meile nii-öelda toitu Euroopasse sisse, see söödetakse loomadele ja samal ajal on maailmas väga palju riike, piirkondi, kus inimesed nälgivad. Enamasti kasvatatakse siis seda soja ja maisi tegelikult vihmametsade piirkonnas, et üks põhilisi põhjuseid, miks Amazonas sellisel kiirusel hävib, on tegelikult just nimelt soja ja maisi kasvatus. Et need kõik on omavahel seotud. Lisaks siis värske vee probleemid, et meil jällegi me oleme mõnes mõttes nagu priviligeeritud piirkonnas, et meil värske vee probleem ei ole nii aktuaalne kui väga paljudes teistes piirkondades, kus tegelikult ei olegi ohutut joogivett enam. Et oleme meie, et tihti tundub mulle ka vaadates, kuidas meedia mingisuguseid teemasid käsitleb, tundub, et ei nähta maailma või maakera tervikuna, et nähakse nagu meil oleks siin oma ökosüsteem ja see, mis toimub maailmas, ei ole meile oluline, et meie võime teha siin mis tahes, et meil maavärinaid ei ole ja kliimakatastroof meid võib-olla nii tugevalt ei mõjuta või võib-olla isegi ütleme, põhjapoolsemad riigid justkui nagu võidaksid, eks ju, et ka talved lähevad pehmemaks ja võib-olla saame kasvatada siin vilju, mida me varem ei saanud. Aga kas see on viis, kuidas me peaksime sellele lähenema, et ühel päeval globaalne kliimaprobleem ikkagi mõjutab meid, kui verevee tase tõuseb selliseks, et meie pind lihtsalt oluliselt väheneb ja nii edasi. Et see on kindlasti üsna lai probleem, mida ei tohiks vaadata ainult Eesti tasemel, vaid seda tuleks vaadata ikka globaalselt. Siis kindlasti
Väga oluline teema, mida käsitletakse ka on nii-öelda liigirikkuse säilitamine. Ma olen viimasel ajal ka Eestis seda kuulnud, justkui liigirikkus on mingisugune väga oluline väärtus. Ta kindlasti on. Me teame tegelikult, et liigid surevad välja. Praegu on nii-öelda justkui uus nii-öelda väljasuremise laine, et väga-väga palju liike hävib ja ta hävib tegelikult just nimelt sellepärast, et hävivad elupaigad. Just see, mis ma varem nimetasin, et on vaja kasvatada sööta nendele loomadele, keda te näete, on 94% globaalsest imetajate biomassist, kus ei ole arvestatud inimesi, on siis kariloomad ja ainult 6% on need loomad, kes siis metsikult elavad nii-öelda. Et meil metsikuid loomi või nii-öelda seda, keda me tavaliselt mõtleme nagu loomade all, seda ei olegi praktiliselt enam olemas, sest meil on nii palju kariloomi. Ja mingisugusest liigirikkusest selles kontekstis on nagu natuke keeruline minu meelest isegi rääkida, et kui me hävitame elukohti sellise kiirusega, et iga päev sureb välja vähemalt üks liik, et siis rääkida liigirikkusest Eesti kontekstis on ka pisut lühinägelik minu meelest. Ja veel hästi põnevad joonised, mis ma leidsin. Et seesama liigirikkuse teema, millest me just rääkisime, et siin on siis välja toodud kogu nende liikide arv, keda siis arvatakse, et hävivad globaalselt toidutootmise tagajärjel erinevate dieetide kasutamise korral. Ja et natuke seda selgitada, et see on siin praegune dieet, praegune toitumine, et siin näete, et on üsna kõige kõrgem neist praktiliselt, et siin see NDG on National Dietary Guidelines, ehk et kui inimesed järgiksid nii-öelda oma riiklikke toitumissoovitusi, mis paraku tegelikult ei ole, nagu te näete ka, väga keskkonnasõbralikud. Et kohati tundub, et isegi on nagu näiteks liikide väljasuremise aspektist isegi veel vähem sõbralikud, kui see praegune toitumine on. Siin on siis fleksitaarsus ehk need inimesed, kes söövad oluliselt vähem loomset toitu, aga siiski teevad seda. Pesketaarlased ehk need, kes söövad kala ja siis piimamunatooteid enamasti. Vegetaarlased ehk need, kes siis on loobunud lihatoodetest, aga söövad piimamunatooteid. Ja veganid ehk siis need, kes söövad ainult taimset toitu. Ja väga selgelt on siit näha see, et nii-öelda täistaimse dieedi korral on see liikide väljasuremine toidu tootmise põhjusel kõige väiksem. Et siin ma panin kõrvale ka, et see protsent võib olla 40–50% vähem liikide väljasuremist, kui inimesed toituksid täistaimselt. Et ei ole liigirikkuse argument enam sugugi nii hea argument, kui vaadata numbreid, et täistaimne dieet kindlasti on liigirikkusele ka kõige kasulikum dieet. Aga nüüd, kui me vaatame veel kasvuhoonegaaside emissiooni, mis on number 1 teemasid mulle näib, millega tegeletakse Euroopas, tegeletakse Eestis, suurtes organisatsioonides, kõik mõõdavad oma süsiniku jalajälge. Meil ülikoolis on väga tõsiselt võetud eesmärk kliimaneutraalsuseni jõuda, mis on siis kõik selle süsiniku jalajälje mõõtmise kaudu. Mis me näeme on siis see, et kui me siit leidsime see toidu tootmine, mis me enne vaatasime, et see on 27% kogu emissioonist. Et kuidas see jaguneb erinevate, ütleme siis tarneahela osade vahel on siis, ja tihti, mida mina kuulen ja mida inimesed toovad argumentina, et eelistage Eestimaisse ja tuleks süüa kohalikku toitu ja et Eestis toodetud liha on ikka keskkonnasõbralik, et siis see, mis kulub transpordile, on 6% kogu siis sellest. Kui me ütleme, et see 27 on siin nüüd võetud 100% lahti, eks ju, et siis sellest 6% on see, mis on transpordiga seotud. Transpordi osa selles on üliväike, et kõige kaugemalt toodud taimne toit on endiselt oluliselt keskkonnasõbralikum kui lähedalt toodud liha. Et siin ei ole mingisugust küsimust, et võite natuke põhjalikumalt seda ka uurida. Need andmed on kõik Maailma Looduse Fondi lehel olemas eraldi raporti näol ja ütleme nii, et kui keegi tahab teiega vaielda teemal, et kodumaine toit või kodumaine liha on keskkonnasõbralikum kui, ma ei tea, ütleme
Brasiilias toodud avokaado, siis siin peab natukene mõtlema, et kas see argument on pädev või ei ole. Pigem kipub vist ikkagi nii olema, et igasugune taimne toit on keskkonnasõbralikum kui ükskõik milline loomne toit. Et kellele see on oluline, siis kindlasti on see taimne toit just see, mida peaks valima. Ja panin veel ühe illustreeriva joonise, kus on natuke võib-olla täpsemalt toodud seda sama liha versus taimne toit ja keskkonnamõju, transpordimõju, et sellise mõnes mõttes nagu tulpdiagrammi peal näha, et kui suure osa siis moodustab transport. Transport on siis see roosa osa siin ja kõige siis nii-öelda keskkonnavaenulikum toiduaine, mis puudutab kasvuhoonegaase, siin on toodud veiseliha. Ja siis see transpordi osa on, see on praktiliselt võib-olla te ei näegi, see on nii väike, et siin see pisikene punane, pisike roosa osa ja ülejäänud osa on siis, me mingil viisil ei saa seda mõjutada. Järgmised on siin kitse ja lambaliha, siin on juust, siin on siis jällegi veiseliha, mis tuleb piimakarjast, šokolaad, kohvi, need on siis ka üsna keskkonnavaenulikud süsiniku jalajälje mõttes. Siis on siin krevetid, palmiõli, sealiha, linnuliha, oliiviõli, kala, munad ja siis riis, metsikala, piim ja edasi tulevad siit järgemööda erinevad taimsed tooted. Ja need on võrreldamatult väiksema jalajäljega kui need eelpool toodud loomsed toiduained. Et jah, olen isegi väga palju seda vestlust pidama, et kohalik on parem kui mitte kohalik. Seal on kindlasti mingisugused teised argumendid, millest võib lähtuda, et näiteks tõesti Eestis kasvatatud õun on parem kui Poolas kasvatatud õun keskkonna mõttes, et ta on sealse transporti osa sarnaste toodete puhul, eks ju, või samade toodete puhul on kindlasti tasuks eelistada seda, mis on lähemal. Aga selline igipõline küsimus, millele vist ei olegi head arvutust keegi kunagi teinud, on see, et kas Eestis kasvatatud kurk, mis on põhimõtteliselt meil põlevkivienergia elektrivalgustuse peal kasvatatud, on keskkonnasõbralikum kui Hispaanias kasvatatud kurk, eks ju, et kas see transporti osa seal on nii oluline võrreldes selle keskkonnamõjuga, mis selle kasvatamine siin Eestis võtab, et tasub mõelda, kõige parem võib-olla ise kasvatada, hoidistada ja leida mingisuguseid siis selliseid keskkonnasõbralikumaid viise, aga kindlasti see kurk on parem valik kui ükskõik milline liha, et see on päris selge. Ja veel panin siia sellise ülevaatliku pildi ka, kus on näha, et jällegi kasvuhoonegaaside tekke siis erinevate dieetide korral ja jällegi nüüd juba teate, mis siin alumisel teeljal on. Siin on mitmekordne vahe vastavalt siis sellele, kui palju on dieedis loomset toiduainet. Ja vegan-dieedis, kus neid ei ole, eks ju, see on siin mitmekordne vahe, et süsihappegaasi ja teiste kasvuhoonegaaside mõttes toitudes täistaimselt olete kõige keskkonnasõbralikumad. Seal raportis meil Eesti kohta andmeid ei olnud, aga ma valisin raportist välja sellised riigid, mis on meile kõige sarnasemad. Ja siin on toodud välja siis inimese kohta Rootsis jällegi dieetide mõju, et erinevates riikides on erineva toidu tarbimine pisut erinev, et nagu te näete ka, et siin on päris palju kohvi tarbimine on päris palju suurem kui siin võrreldes näiteks eelmise pildiga, et lääneriikides Põhja-Euroopas on väga suured kohvijoojad inimesed, et siis see keskkonnamõju, mis puudutab siis kohvi, teed ja kakaod ja vürtse, et see on üsna suur. Ja alkoholi osakaal on ka üllatavalt suur. Mis nende puhul siis tavaliselt erinev ongi siis see, et veganid söövad rohkem puu- ja köögivilju, taimseid, terviklikke toiduaineid ja ei söö siis seda punast osasid. Ja jällegi see vahe on ülisuur.
et kindlasti, muidugi õnnestuks ka siin vegan toitumise korral seda jalajälge tegelikult ju veel vähendada, kui vähendaks nende toiduainete osakaalu, mis on keskkonnavaenulikumad, näiteks kohvi, tee ja kakao, eks ju. Et seda saaks veel natukene muuta, aga kui me vaatame siin reaalselt seda osa, mis puudutab loomset taimset toitu, siis see on mitmekordne. Ja veel natuke teistest allikatest informatsiooni jällegi keskkonna mõju kohta ja siin vaadatakse ka tervise keskkonnamõju. Et kui me sööme ühe portsjoni rohkem näiteks töötlemata punast liha, et milline on selle mõju, või töödeldud liha, siin on piimatooted, muna ja erinevad teised toiduained, et kui palju see suurendab meie riski surra. Et on selgelt näha, et siin taimsed toiduained vähendavad surmariski ja siin loomsed toiduained pigem suurendavad. Siin piim on nipin-napin nulli juures, seal eriti fermenteeritud piimatoodete puhul on leitud, on sellised uuringuid, mis kinnitavad justkui nad oleksid tervislikud. Nad on tervislikud tegelikult just oma probiootilise mõju tõttu, et hapendatud ja see arvatakse, et see tasandab seda piimatoote üldist negatiivset mõju. Aga kuna tal on see probiootiline efekt, et siis ta nagu summa summarum tuleb positiivne. Kui tahate ainult positiivset saada, et siis piisaks sellest, kui sööksid teised fermenteeritud aedvilju, näiteks hapukapsast või kurki. Et siis on see pluss veel suurem. Ja siin on siis näha ka uuesti see dieetide võrdlus. Siin on küll nii-öelda USA baasil, kus ilmselt on dieet veel natuke rohkem liha ja loomsete toodete poole kaldu, kui ta meil on. Et seda siit ka saab näha, et siis vegan dieedi mõju, keskkonna mõju on peaaegu olematu võrreldes siis keskmise dieediga, mida Ameerikas inimesed peavad. Aga peab ütlema, et me ei ole väga palju erinevad enam USA-st. Me väga kiirelt liigume samas trendis, et meie terviseprobleemid on samad, inimesed on väga palju samamoodi ülekaalulised rasvunud, et USA on lihtsalt mingisugune 5-10 aastat meist eespool, aga me väga kiiresti saame sinna, kus USA on praegu. Nii, natuke veel sellist statistikat, et Euroopa riikides, et kuidas siis praegu inimesed toituvad põhimõtteliselt, et kui palju siis siin on näha grammides toiduainet, mida inimesed siis tarvitavad igapäevaselt erinevate siis dieetide lõikes. Et väga selgelt joonistub välja siin, et mida taimsem on dieet, seda rohkem on seal puu- ja köögivilju ja neid nii-öelda tervislik, just kõige suurem erinevus tulebki siin puu- ja köögiviljade ja kaunviljade, pähklite, seemnete osas, et teraviljad kipuvad olema üsna sama, eks suhkrutarbimine üsna sama, siin all kohvi, tee ja alkohol ja õlid, eks, et need on enam-vähem siin samad. Et suhkrutarbimine on ka siin näeme, et vegetaarlaste hulgas pisut isegi väiksem. Et on näha selgelt, et vegan dieet on rikkalikum nende toiduainete osas, mida me vaatasime, et Maailma Terviseorganisatsioon nimetas tervisliku toitumise alusteks. Ja see selgitab tegelikult ka väga hästi seda, miks taimse dieedi korral inimestel esineb vähem terviseprobleeme. Ja siia tegelikult paningi ühe sellise tervisega seotud joonise ka. Ja siin on näha siis enneaegse surma protsent, et kui palju oleks võimalik enneaegseid surmasid vähendada, kui inimesed adapteeriksid siis teatud toitumisviisi. Et siin on, reaalsus on see, et inimesed ei toitu täna, eks ju, isegi toitumissoovituste järgi. See, mis me vaatasime, need 2 pilti, et väga suur erinevus. Kui inimesed toituksid vastavalt toitumissoovitustele, siis enneaegne suremus tegelikult väga oluliselt väheneks. Aga kõige rohkem väheneks ta siis ka ikkagi täistaimse dieedi korral. Et kõige suurem võit tervisele tuleb ikkagi läbi täistaimse dieedi. Ja see on siis Maailma Looduse Fondi andmed. Nii et on autoriteetne organisatsioon, võiks justkui nagu uskuda. Ja veel natuke teisi andmeid siia juurde ka. Et väga huvitav uuring tehti Oxfordi ülikoolis, sageli tuuakse välja justkui oleks taimne dieet kallis.
mis ei vasta tõele. See uuring ütleb, et täistaimne dieet on 1/3 võrra soodsam kui tüüpiline segatoidudieet. Siin on küll siis see uuring on niimoodi tehtud, et on vaadatud ikkagi neid tervislikke toiduaineid, et ei pea sööma ultratöödeldud täistaimseid loomse toidu alternatiive, et juhul kui dieet on tervislik, terviktoitudel põhinev, siis ta on tegelikult oluliselt soodsam, lausa 1/3 võrra soodsam kui selline segatoidu dieet. Ja jällegi väga oluline organisatsioon ja uuring on Eat Lancet, et keda huvitab, saab vaadata täpsemalt järgi. Eat Lancet on siis pannud ka kokku sellise planetary health diet, et milline toitumisviis on kõige parem nii planeedile kui inimeste tervisele. Ja nagu te näete siin, siis tegelikult see on põhimõtteliselt taimne. Et siin on küll toodud, et maksimumkogus, see ei ole see, mida oleks nõutud, eks ju, me teame seda, et igasuguse loomse toidu jalajälg on määratult suurem taimse toidu omast. Et siis maksimaalne, mis võiks siis tarvitada loomset toitu, on siin nende 2 sinise ja punase peal välja toodud. Et siin on väike sektor piimatoodetele ja väike sektor loomsele valgule, aga kogu ülejäänud taldrikku kujutate ette, kuidas te peaksite sööma, et see jaotuvus selline tuleks. Et see on väga suuresti kaldu taimse toidu poole. Ja tegelikult see on üks põhjus, miks tegelikult väga paljud inimesed, kes keskkonnast hoolivad või hoolivad oma tervisest, on juba täna hakanud taimetoitlasteks. Ma usun, et teie hulgas on siin ka üksjagu taimetoitlasi või veganeid. Et tegelikult võiksime ka korra vaadata, et kui me räägime taimetoitlusest, siis on väga palju erinevaid viise, kuidas inimesed taimetoitlasena ennast defineerivad. Et enamasti siis taimetoitlus viitab sellele, et inimene on loobunud liha söömisest, aga ta ei täpsusta iseenesest, et taimetoitluse termin iseenesest ei täpsusta, et millisel viisil inimene toitub. Ja siis saab vaadata, et kui me kasutame muid termineid, siis me saame täpsemalt näha, et mida siis inimene sööb või ei söö. Et täistaimetoitlus ehk vegan toitumine on siis selline taimetoitluse viis, kus süüaksegi ainult põhimõtteliselt taim, ehk kõik loomsed toiduained on laualt ära võetud. Me saame rääkida pooltaimetoitlusest, inimesed, kes ei söö liha, klassikalisest punast liha, aga söövad näiteks kala või söövad kana, ehk siis peskovegetaarlased ja pollovegetaarlased. Ehk klassikaliselt me ei ütleks, et nad on tegelikult taimetoitlused, et see on selline pooltaimetoitlus, et midagi loomsest on nagu kõrvale jäetud, aga midagi siiski on ka alles. Ja siis on vegetaarlus klassikalises mõttes, kus tarvitatakse kas piimatooteid või munatooteid või siis piima- ja munatooteid, et laktovegetaarlus, ovovegetaarlus ja siis lakto-ovovegetaarlused. Et neid mõisteid on mitmeid ja erinevaid, aga igal juhul siis taimetoitlus viitab sellele, et ei sööda mingisugust loomset toiduainet, enamasti siis on välistatud lihasöömine. Aga minnes siit edasi, sest meil Eestis ikka mingil põhjusel aeg-ajalt võtavad sõna inimesed, kes ütlevad justkui taimetoitlus oleks tervisele kahjulik. Eriti kõlab kuidagi ekstreemselt, aga eriti tahetakse seda siis öelda vegan toitumise kohta, mis on täiesti ebaadekvaatne, et juba aastakümneid maailma suurimad toitumisorganisatsioonid on väitnud seda, et vegan toitumine, täistaimne toitumine on tervislik ja on sobilik igale inimesele, ükskõik kas ta on siis laps, imik, vanur, rase, imetav ema, sportlane, ükskõik milline inimene ta on, et vegan toitumine on kõikidele sobilik ja kui ta on hästi planeeritud, siis ta ka kaasnevad tegelikult väga erinevad positiivsed tervisemõjud. Ja need on siin ka nimetatud, see on avalik dokument, kõik saavad seda lugeda. Kahjuks mingil põhjusel Eesti teadlased tihti seda ei ole näinud. Ja õnneks on väga paljud riigid, kus teadmine on laialt levinud, kus täistaimetoitlust tunnustatakse, tunnistatakse, kus ta toitumissoovitustes sees antakse soovitusi, kuidas täistaimselt toituda, nii et ta oleks tervislik.
ja Eesti Vegan Selts on teinud kunagi sellise põneva pildiga, et millistes siis, mõnikord tuuakse seda kliimaargumenti, et mujal maailmas võib-olla saab, aga Eestis ikkagi ei saa, et meil on selline kliima, et meie ei saa siin täistaimselt toituda. Et siis me näeme, et maailmas meist oluliselt rohkem põhja pool asuvad riigid on sobiliku kliimaga vegan toitumiseks, näiteks Soome, Rootsi, Norra, Skandinaavia toitumissoovitused, Põhjamaade toitumissoovitused tunnustavad veganlust, annavad soovitusi vegan toitumiseks. Kanadas, USA-s, Ühendkuningriikides, tegelikult Austraalias, Uus-Meremaal on vegan toitumine igati aktsepteeritud ja soovituslik. Ainult, et siis Eesti teadlased on seisukohal, et meil on selline kliima, et siin on keeruline olla täistaime töötlane. No, minnes poodi, eks te näete, et meil on kõik toiduained olemas, midagi ei ole puudu, et kliima ei mõjuta absoluutselt seda, millisel viisil me siin toituda saame või ei saa. Et ei ole väga hea argument enam täna. Et võib-olla küll 100 aastaid tagasi see oli tõsi, aga täna kindlasti enam mitte. Aga ma tahaksin natukene avada teie jaoks ka veganluse mõistet, et toitumine ei ole veganluse juures kindlasti kõige olulisem aspekt. See on oluline, aga veganlus ise ei ole toitumine. Et väga palju, ma usun, et on siiski Eestis praegu inimesi, kes nimetavad ennast veganiteks, kuigi nad ainult toituvad täistaimselt. Et ülejäänud elus nad vegan, nende mõttemaailm ei ole veganlik, nad lihtsalt toituvad täistaimselt. Aga jah, definitsioon siis põhimõtteliselt ütleb, et veganlus on selline elamise viis, mille puhul siis püütakse võimaluste ja teostavuse piires loobuda loomade kasutamisest. Ja seda siis loomi kasutatakse väga erineval viisil. Üks kõige suurem viis on loomade kasutamine toiduks, aga me kasutame loomi ühiskonnas ka riietuseks, me kasutame neid kosmeetikas, me kasutame neid meelelahutuses ja muudel eesmärkidel. Et keda huvitab, ma panin pärast ka ühe raamatusoovituse, kus saab lehekülgede kaupa lugeda selle kohta, et mil viisil inimesed loomi kasutavad. Ma võin kinnitada teile, et see nimekiri on väga pikk ja see on üsna hirmutav. Tihti me tarbijatena, inimestena seda isegi ei tea, et kuidas nendes toodetes või teenustes, mida me kasutame, loomi ekspluateeritakse. Et veganlus siis vaatab kogu seda süsteemi natukene suuremalt ja püüab mitte kasutada siis selliseid tooteid, teenuseid, kus loomi ekspluateeritakse, sest see ei ole lihtsalt vajalik. Ma tahaksin, et te nüüd kasutaksite jällegi võimalust kirjutada siia vestlusaknasse, et mis on need asjad siis, mida vegan väldib. Et üks asi on kindlasti, mis puudutas toitu. Me rääkisime, et vegan toitumise juurde ei kuulu liha- ja piimatooted, ei kuulu munatooted, aga mida siis veel vegan väldib? Mõned siin sellised laiemad märksõnad on toodud siin slaidi peal ka, aga ma tahaksin, et te tooksite konkreetselt sellised märksõnu. Kui siin on riietus, et mis need riietuse juures siis võivad olla need materjalid, näiteks mida ei kasutata. Lambavill tuleb siit kohe ja vill, siid, väga õige. Nahk, eks ju, ja karusnahk. Väga hea, siit tuleb juba meelelahutuse konkreetsed näited, et loomaaed on viis, kuidas siis inimesed loomi kasutavad meelelahutuseks. Veel üks viis on, kuidas see meelelahutuseks inimesed kasutavad. See on nüüd juba muutumas üha ebapopulaarsemaks. Ma näen ülikoolis ka tudengi tsirkus ja just nimelt, et inimesed ei armasta seda näha, kuidas loomi siis meelelahutuses tsirkuses kasutatakse, päris jõhker ja hirmus. Et see tundub, et see trend on nagu hääbumas, et sellisel viisil enam inimesed ei taha kindlasti näha loomade kasutamist. Ja mis puudutab ka karusnahka, siis see on meil Eestiski juba tulevikus keelatud, mis ei ole keelatud ja mis paljud inimesed vastupidi hoopis kuidagi kõrgelt hindavad, on vill ja nahk, eks ju, ja nii edasi. Tegelikult meil täna on väga häid alternatiive sellistele materjalidele, et me ei ole kuidagi, ei pea kasutama loomade kehaosi selleks, et ennast riietada, et meil on kõik muud võimalused olemas. Kosmeetika, see on üks võib-olla üks keerulisemaid, minu enda arvates üks keerulisemaid kategooriaid veganite jaoks, et
et üks asi on see, et kosmeetika tihti võib sisaldada loomseid komponente, et seal võib olla mingisugust loomset rasva või mett või mesilasvaha, eks, et seda praegu kusjuures isegi vist keegi ei nimetanud, et meega seotud ja mesilastega seotud nii-öelda tooted on siis ka need, mida veganid väldivad. Aga jah, et mis on kosmeetika puhul natuke võib-olla raskem infot saada, peab tõesti uurima, on see, et kas on testitud loomade. Et keda jällegi natuke huvitab, see on päris silmi avav, kui te panete näiteks Google'i otsingusse loomkatsed, eks ju, või inglise keeles. Et mis viisil siis nagu neid tooteid, mida me omale peale määrime või pihustame või kasutame, kuidas neid siis testitakse. Et see on väga-väga jõhker äri ja kui me teaksime seda päriselt, siis me ilmselt ei tahaks neid tooteid tarvitada ja sama on tegelikult juba lihatoodetega, et kui me peaksime ise, enamik inimesi ei suudaks ise seda teha, eks ju, et see peab olema väga ekstreemne olukord, kus normaalse närvikavaga inimene suudaks tappa teise elusolend selle jaoks, et teda mõnu pärast süüa. Et ütlengi, et mägedes lennuõnnetuse tagajärjel inimesed söövad üksteist, eks see on väga ekstreemne situatsioon. Aga nii-öelda tavaelus, kui me teaksime, mil viisil see liha või need tooted meie toidulauale tulevad, siis enamik inimesi tõenäoliselt ei sööks neid. Tuleb küsimus vaktsiini kohta ja tegelikult see on väga hea küsimus. Sama küsimus, ma ei oska tegelikult täpselt vastata, kas see on testitud loomadel. Et mida me teame, on see, et vaktsiinid on arendatud väga sageli mingisugusel loomsel komponendil, et kas munavalgul või mõnel muul sellisel valgulisel struktuuril. Aga mis on kindel, on see, et kõik ravimid on testitud loomadel ja seda siis täna ei ole võimalik, et ükski ravim oleks üldse turul, kui teda ei ole loomadel testitud. Et see on ka siis tegelikult üks selline aspekt, miks veganluse definitsioon ütleb, et võimaluste ja teostatavuse piires. Et see ei ole mõistlik, kui meil ei ole olemas teist alternatiivi, siis see ei lähe veganluse põhimõtetega vastuollu, kui me tarvitame seda ravimit, mida meil on vaja ellu jäämiseks näiteks. Et see ei ole kuidagi vastuolus. Aga jah, et ravimid ja vaktsiinid on kindlasti niisugune teema, millest paljud tahavad rääkida. Aga jah, mul on siin niisugune väike kokkuvõttev slaid ka ja me kõik asjad käisime siit tegelikult läbi. Et gelatiini ei maininud, aga kõik teavad, et gelatiini tehakse kontidest. Et see ei ole, kui te jällegi panete näiteks Google'isse või YouTube'i sisse, kuidas tehakse kummikomme, et siis võib-olla läheb kummikommi isu ära, et ei ole eriti ilus pilt. Ja on olemas täiesti väga hästi töötavad alternatiivid gelatiinile tarretamiseks saab kasutada agar-agarit, mis on tehtud vetikatest, nii et on väga hea alternatiiv olemas, ei pea loomi tarvitama. Ja minu meelest, kuna veganluse põhimõte on tegelikult ikkagi see peamine aspekt, on moraalne, et inimene, kes on vegan, ei näe loomi objektina ja üritab siis nende kasutamist igal viisil vältida. Ja panin siia paar tsitaati ka, et mis võib-olla panevad natuke mõtlema, et eriti ilus on minu meelest see parempoolne, et kujutle, et sa pead ellu jäämiseks midagi tegema ja selleks on 2 viisi. Kui valid esimese viisi, siis sa jääd ellu, kuid teised kannatavad ja surevad. Ja kui sa valid teise viisi, siis sa jääd ka ellu ja teised ei pea samuti kannatama ega surema. Et kui sa valid esimese või teise, et enamik inimesi valiks esimese, et me jääme ellu ja me valiksime teise, eks ju. Et teised ei kannata ega sure. Ja siis, kui te teete selle valiku, siis te mõistate veganlust, et see ei ole täna enam vajalik mingil viisil loomade ekspluateerimine. Ja juhuslikult on see ka siis väga keskkonnasõbralik toitumisviis ja juhuslikult on see ka väga tervislik. Nii et väga palju põhjuseid, miks valida täistaine toitumine veganlus. Nii, aga lähen natuke edasi, et statistikat ka näidata meie keskmine statistika ütleb, et veganluse levimus rahvastikus lääneriikides on 1-2%, seda ka Eestis. On mõned riigid, kus protsent on oluliselt suurem, ilmselt ajaloolistel põhjustel, on lihtsalt olnud rohkem aega adapteerida
väga kõrge protsent on Iisraelis, seal on ilmselt ka muud põhjused, seal on üks väga-väga tugev aktivist, kes on olnud selline silmade avaja ilmselt väga paljude iisraellaste jaoks ja pluss, et seal on ka siis ajalooliselt ilmselt parem mõistmine selles osas, mis tähendab mingisuguse grupi või mingisuguste olendite nii-öelda genotsiid, eks ju, et nad ilmselt mõistavad seda natuke paremini, kuna on omal teatud kogemus. Aga mis statistika veel ütleb, mis on minu arust hästi huvitav Eesti kohta, on see, et noored on väga-väga paljud taimetoitlased või veganid, et mida noorem on inimene, seda rohkem on siis, või seda suurem on tõenäosus, et ta on vegan. Et isegi 11% on siin 15–19 aastaste hulgas statistika järgi siis vegan toitajaid ja rahvastikus siis Emori andmetel 4%. Noh, me siin ise arvame, et see on natuke ülepaisutatud, et tõenäoliselt see päris 4 ei ole, aga uuemaid andmeid ka nagu väga ei ole võtta. Nii et ütleme, et selline paari protsendi juures tundub üsna realistlik, aga see on kindlasti tõsi, et noored on teadlikumad, neil on parem ligipääs informatsioonile, eks ju, uuem informatsioon tuleb peale, noored saavad selle kätte, vanemad inimesed võib-olla ei tunne nii palju ka huvi, rohkem harjunud mingil viisil käituma, et siis see muutus vanemana on keerulisem kui nooremana ja mis on positiivne on see, et noored kasvavad ju vanemaks, eks saavad vanemaks, nemad hakkavad tegema tarbimisvalikuid, seda me näeme ka kaubanduses, et valikute tegemine on muutunud üha lihtsamaks ja tegelikult need samad noored kasvatavad ka oma järeltulijaid just samade põhimõtete ja väärtuste alusel, mis nad ise omavad. Nii et on põhjust arvata, et ühel hetkel me ületame selle kriitilise piiri ja võib puutuda siis, mina isiklikult loodan seda ikkagi näha, kui lihasöömine on vähemuses ja vegan toitujaid on rohkem rahvastikus, et siis on see murdepunkt kindlasti väga kiire, et edasi peaks meil olema väga palju positiivseid nii tervisemõjusid, keskkonnamõjusid kui siis ka lootusloomadele. Miks inimesed teevad seda valikut, et me oleme kõiki neid teemasid tegelikult katnud. Et ma ei hakkagi teie käest küsima praegu, et toon lihtsalt selle statistika siin välja, mis ma ise oma lõputöös uurisin. Mul oli väga suure valimiga uuring erinevate siis inimeste hulgas, kus oli nii segatoitlasi, taimetoitlasi kui täistaimetoitlasi. Ja mis siis välja tuli, oli see, et inimesed enamasti hakkavad veganlikult toituma just eetika moraali pärast ja tervis on teisel kohal ja keskkond on kolmas põhjus, et neid, kes siis hakkavad ainult veganlikult toituma ainult keskkonna pärast, neid on umbes 10% selle uuringu järgi. Aga mis on siis selle vegan toitumise juurde jäämise põhjused, et me näeme, et see natukene muutub, et eetika jääb endiselt kõige olulisem põhjus, miks inimesed on pikaajalised veganid, et seal ei saa teha järeleandmisi, kui see puudutab kedagi teist. Aga oma tervis muutub vähem olulisemaks. Nad on kõik olulised, aga tervises on lihtsam teha järeleandmisi kui selles, mis puudutab teisi elusolendeid või keskkonda. Et endast väljaspool olevad põhjused muutuvad olulisemaks kui oma enda tervis. Et see on huvitav. Ja jällegi minu uuring kinnitab siis sama, mida väga paljudes riikides tehtud uuringud näitavad, on see, et täistaimetoitlastel on parem kehamassiindeks ja vähem esineb rasvumist ja kõige rohkem on siis seda segatoitlaste hulgas, mis on ka väga selge põhjus, miks see on kõige rohkem. Segatoitlaste hulgas on siis kõige rohkem erinevaid elustiili haigusi. Et nad on omavahel väga tugevas seoses. Ja miks see nii on? Et on lihtsam säilitada normaalset kehakaalu taimse toitumisega, on tõenäoliselt sellepärast, et taimne toit on energia koguse suhtes nagu energiavaesem, eks ju. Et me räägime siin kaloritihedusest või energiatihedusest ja loomsed toiduained on väga energiatihedad, et üks ühik seda näiteks liha või juustu sisaldab väga palju kaloreid võrreldes siis taimsete toiduainetega. Muidugi õli on puhas rasv, sellepärast ka siis fritud tooted või õlis praetud tooted on üsna ebatervislikud ja annavad väga palju toiduenergiat, aga süües siis kartuleid, riisi, kaunvilju, puuvilju, köögivilju,
ja saame kõhu täis, aga sinna kõhtu mahub korraga vähem kaloreid. Et see on see põhjus, miks taimetoitlaste kehamassi-indeks on parem, et me lihtsalt ei suuda süüa nii palju kaloreid korraga ära, kui siis seda saab teha, kui me sööme loomseid tooteid. Ja mida veel uuringud näitavad, et lisaks sellele kehamassi-indeksile, et siis taimetoitlastel, eriti täistaimetoitlastel on siis vähem ülekaalu üleüldse, vähem rasvumist. Neil on oluliselt vähem südame-veresoonkonna haigusi, siia lähevad siis kõik infarktid, insuldid, südame-isheemiatõved, kõrgvererõhktõvi, neil on väiksem diabeedirisk ja on vähem vähkkasvajaid. Ja on kliinilisi uuringuid, mis kinnitavad, et täistaimse toitumisega on võimalik diabeeti tagasi pöörata, on võimalik südame-veresoonkonna haigusi tagasi pöörata, et need on tegelikult, ja kõrgvererõhktõve ka, et need on klassikaliselt tegelikult sellised haigused, mille puhul arstid ütlevad sageli, et nüüd sa pead elu lõpuni võtma kõrgvererõhktõve ravimit, et sellest ei ole võimalik paraneda, et see ei ole tõsi. Seda uuringud näitavad, et muutes oma elustiili, oma toitumist on võimalik, et veresoonad põhimõtteliselt nagu puhastuvad. Et see, mis sinna siis kogunenud on aastate jooksul, mis põhjustab kõrgvererõhktõve ja südame-veresoonkonna haigusi, et see võib tagasi pöörduda. Ja see on nagu fakt. Ja vähem vähkkasvajaid. Vähkkasvajatest me natuke rääkisime, üks olulisemaid surmapõhjuseid lääne ühiskonnas ja tahtsin siia välja tuua veel ka Maailma Terviseorganisatsiooni 2015 aastal juba avaldatud info, mille alusel pandi töödeldud ja punane liha kantserogeenide nimekirja. See tähendab siis seda, et on väga selge seos lihatoodete söömise ja vähkkasvajate esinemise vahel. Ja see number 2 vähk, millest me rääkisime, jämesoole ja pärasoole vähk, on siis otseses tugevas seoses lihatoodete tarbimisega. Panin siia veel siis illustreeriva pildi ka, et töödeldud lihatooted, igasugused peekonid, vorstid, beefid, kõik sellised töödeldud lihatooted, et need on siis grupi 1A kantserogeenid, et nendel on väga siis selge seos, et ta põhjustab vähki. Ja tõenäoliselt vähki põhjustavad on siis punased lihad, kõik siis imetajate liha. Sealiha, veiseliha, lambaliha ja täna ei ole piisavalt infot linnuliha ega kala kohta, aga seda me teame, et punane liha on kantserogeen. Ja veel panin siia sellised, need on küll hästi väiksed, nende info te leiate Eesti Vegan Seltsi lehelt, et selline erinevate haiguste kohta info, kuidas siis erinevate toitumisviiside puhul uuringutes on leitud, et kuivõrd seda terviseprobleemi esineb või ei esine. Tavaliselt uuritakse neid siis suurtes rahvastikurühmades, vaadatakse siis väga pikaajaliselt aastakümneid, vaadeldakse inimesi, kes toituvad ühel või teisel viisil. Nii et on segatoitlused, vahepealsed grupid kõik ja täistaimetoitlased. Ja vaadatakse, kuidas aastakümnete jooksul nende tervis muutub, kas neil tekivad mingisugused haigused, millal nad surevad ja millesse nad surevad. Ja vaadatakse muidugi teisi elustiili mõjureid ka, siis kaalutakse välja, kui palju mõjutab toitumine ja kui palju muud tegurid. Ja on leitud seda, et siis täistaimetoitlastel on neid elustiili haigusi oluliselt vähem. Ja siin on tegelikult ka küsimus meil vestluses, et kui täistaimetoitlane ei söö mitmekülgselt, siis ei pruugi tervislik olla. Et jah, see on tõsi selles mõttes, et ega on vähe põhjust arvata, et täistaimetoitlased, ka need, keda on siis aastakümnete jooksul nendes uuringutes vaadeldud, et nemad oleksid ideaalselt toitujad olnud. Et kindlasti on seal nii ühte kui teist ja see on ka põhjus, miks et see suremus ja need haigestumine ikkagi on, aga teda on vähem kui teistes rühmades. Et minu enda kogemus näitab seda, et kui ma olen erinevaid taimetoidu menüüsid analüüsinud, et siis ka sellise kehvemapoolse täistaimse toitumise korral on nad ikkagi päris hästi tasakaalus. Mida ei saa, ma räägin pärastpoole aga natuke põhjalikumalt sellest, et kuidas peaks toituma, et oleks täistaimne toit tervislik. Aga ütleme nii, et sellist ideaalselt toituvat inimest tõenäoliselt niikuinii olemas ei ole. Et küsimus on see, et kuidas kui me vaatame suuri rahvastikurühmasid, kes ühel või teisel viisil toituvad, et siis me ikkagi näeme, et on
nendes rühmades nii-öelda kehvasti toituvaid inimesi vähem justkui, et täistaimetoitlastel on tervis parem. Ja panin siia veel ette põhjused, miks siis leitakse, et on taimetoitlastel tervis parem ja nende uuringute kohta leiate ka info Eesti Vegan Seltsi lehelt, seal on kõik allikate kaupa välja toodud. Aga see põhjus on selles, et tarbitakse vähem neid toiduaineid, mis tõstavad haiguste riski. Ehk et kui neid tarbida vähem, siis on haiguste risk väiksem ja tarbitakse siis rohkem neid toiduaineid, mis vähendavad haiguste riski. Ja siin on välja toodud siis nii erinevad toiduained kui ka siis erinevad toitained, mis nendes toiduainetes sisalduvad. Et siin on väga selgelt näha näiteks kiudainete mõju, eks ju, kiudained sisalduvad ainult taimses toidus ja nende kiudainete puhul siis on leitud seoseid nii erinevate vähkkasvajate esinemise kui diabeedi, kui südame-veresoonkonna haiguste, kui soolehaiguste, sapikivide, neerukivide, ülekaalulise kõrv-vererõhtuväega. Et kõik need uuringud, keda täpsemalt huvitab, saab vaadata Eesti Vegan Seltsi lehelt täpsemalt üle ka. Aga mida siis peab sööma? Et nüüd on see küsimus, et neid tervisekasusid saada, mida siis uuringud näitavad, et mida siis tuleks süüa. Ja kõige tervislikum täistaimne toit on see, mis põhineb terviktoitudel. Et sellel pildil on siis see hästi näha, et mis need terviktoidud on, eks ju, need on need, mis on kas üldse mitte töödeldud või väga vähe töödeldud. Ja kui te suudate ära tuvastada, et missuguse toiduainega on, eks ju, tegemist, millest see tehtud on, kui ei ole koostisainete nimekirja toote peal, siis tõenäoliselt on üsna tervislik toode. Ja siin me näeme, et puu- ja köögiviljad, eks ju, nii nagu sellel tervisliku toitumise taldrikul ta ka mujal välja on toodud, on väga suur osa siis tervislikust toitumisest. Siin on siis oluline osa ka täisteraviljadel, kaunviljadel, kui põhiline valguallikas on pähklid ja kaunviljad. Et süües siis mitmekesist valikut nii puuviljadest, marjadest, köögiviljadest, kaunviljadest, teraviljadest ja pähklitest, seemnetest ja lisaks siis ka seened, vetikad, mis ei ole küll botaanilises mõttes taimed, aga mis ei ole ka loomad, mistõttu taimetoitlased seda söövad. Et siis, kui see valik on mitmekesine, värviline ja peamiselt terviktoitudel põhinev, siis ei ole põhjust arvata, et jääks midagi puudu või et see võiks kuidagi mingisuguseid probleeme tekitada. Ja siin on jälle tulnud üks kommentaar, mis tegelikult sobib hästi kokku selle järgmise pildiga, et mis me täna kaubanduses näeme. Ma panin siia, kusjuures täna sain selle pildi, et me näeme selliseid lette päris palju, kus on väga suures valikus erinevaid alternatiivtooteid loomsetele toodetele. Ehk et mida saab piimatoodete alternatiivid, lihatoodete alternatiivid, et kui me oleme harjunud, enamik meist on kasvanud segatoitlastena, et kui me oleme harjunud panema omale sinna taldrikusse kotletti, et siis me saame võtta selle taimse kotleti, loomse kotleti asemel või et tahame süüa jogurtit, siis see on olemas, eks ju, taimse alternatiivi näol, et need kapid on praktiliselt igas poes täna juba olemas või on vähemalt mingil viisil need kaubad kättesaadavad. Et see on väga õigustatud kommentaar, et siin ma arvan, et see küsimus kõige rohkem või see kommentaar kõige rohkem sihib just sinna, et vegan märgistusega tooted ei pruugi alati olla tervislikud ehk et need samad ultratöödeldud, kõrgelt töödeldud taimsed tooted, mis meil saadaval on, et need ei pruugi olla tervislikud. Ja siin on nüüd nagu kaks aspekti, et ühest küljest kui me vaatame keskkonna aspekti, siis nad on keskkonna mõttes kindlasti oluliselt kasulikumad. Kui me vaatame tervise aspekti, siis nad on ka kindlasti kasulikumad, aga nad ei ole nii kasulikud, kui oleks terviktoitudel põhinev taimne toit. Et üks selline uuring on vähemalt tehtud, mida ma tean, minu arust see tehti Stanfordi ülikoolis, kus võrreldi siis seda ultratöödeldud biffi, minu arust oli Beyond kotletse, võrreldi siis tavalise burgeri kotletiga, et kui inimesed seda tarvitasid mingil perioodil, et kuidas nende tervis siis muutus. Ja mis nad leidsid on see, et tegelikult ka see ultratöödeldud taimne toode mõjutas tervist, oli parem tervisele, kui oli see loomne toode.
et loomulikult seda seal juures ei olnud, et kui see pihv oleks tehtud kaunviljadest lihtsalt. Et siin on alati nii-öelda see parem ja halvem valik, et kes on nõus sööma seda kaunviljapihvi, siis see on tõesti tervislikum. Te võite selle ise kodus teha või köögiviljapihvi, eks ju. Tõenäoliselt on see tervislikum, kui on see ultratöödeldud taimne toode, aga ka see on tervislikum ja keskkonnasõbralikum kui see loomne toode. Et siin on selline isikliku tasakaalu leidmise küsimus, et kui palju te suudate ja võib-olla mõnikord on see, et tahate endale lubada seda vähem tervislikumat varianti ja eriti kui on selline üleminekuperiood, et ütleme, need, kes on väga veendunud segatoitlased, et siis see Beyond Burger võib olla ikkagi parem valik, kui on, et seda kaunviljapihvi ei suuda süüa, aga seda Beyond Burgerit suudab süüa, et siis see on kindlasti parem valik kui see loomne burger. Aga jah, et nende lettide saabumine on teinud veganiks olemise tegelikult üsna lihtsaks. Enamasti on need sellised ülemineku tooted ja siin ka tasuks vaadata, et on nii-öelda vähem töödeldud ja rohkem töödeldud. Et näiteks taimsed piimaalternatiivid, seal võib olla ka, keda huvitab see koostis, saab täpsemalt vaadata, et kui palju seal midagi sisaldub. Aga enamasti on põhimõtteliselt, võite ise kodus kaerajooki teha, eks ju, et see on põhimõtteliselt vesi ja kaerahelbed. Et küsimus, et see ei ole väga palju töödeldud iseenesest, et seal piima alternatiivil ei ole seda probleemi nagu nii tugevalt kui näiteks seal Beyond Burgerid, kus on tegelikult võetud mingisugune valgukomponent näiteks hernestest või kaerast, eks ju, on väga kõrgelt rafineeritud ja siis on kokku pandud erinevate teiste rafineeritud toiduainetega. Et mida vähem töödeldud, seda tervislikum on. Tofu on vähe töödeldud, eks ju, et kindlasti tervislik köögiviljapihvid üldiselt on nagu üsna vähe töödeldud. Et siin, keda huvitab see tervise argument, et siis saab valida paremaid, saab valida halvemaid, aga keskkonna mõttes on nad siis tegelikult kõik ikkagi oluliselt keskkonnasõbralikumad kui nende loomsed alternatiivid. Nii, aga panin ühe valgusfoori ka, et see võib-olla teeb lihtsamaks seda arusaamist veelgi. Et on üksjagu siis selliseid tooted, mis on justkui nagu punase tulega, mida ei peaks sööma, aga siis on ka sellised kollase tule toidud, mis võib-olla ei ole alati loogiline, et miks nad kollase tulega on. Et siin kõige siis need punased on loomsetest toiduainete, põhimõtteliselt lihatooted, piimatooted, õlid. Õli ei peaks ka nagu väga palju tarbima, eks ju, et eriti kuna me näeme, et rahvastik on ülekaaluline ja õlis saab väga palju kaloreid, mida me ei suuda ära kulutada enamasti ja siis frititud tooted samal põhjusel. Aga kollase tulega on siis sellised siin, mida võiks küll tarvitada, aga mille tarbimist peaks piirama. Et nad on energiatihedad, näiteks pähklid, avokaado, et nad on väga suure rasvasisaldusega. Pähklid on väga tervislikud, aga kõik me teame, eks ju, et väga lihtne on süüa korraga ära terve pakk pähkleid, et ei ole probleemi. Aga see pakk pähkleid annab teile 500-600 kilokalorit, eks ole, pakendi suurusest, mis on 1/4 kogu päevasest energiavajadusest, olenevalt teie individuaalsetest eripäradest, aga tõenäoliselt nagu suures koguses söömine ei ole väga hea ja sama on siis kuivatatud puuviljade kohta jällegi, et väga palju, kuna vesi on välja võetud, siis te suudate korraga hästi palju neid süüa ja tegelikult hästi suhkrurikkad, tõstavad veresuhkru hästi kõrgeks ja puuviljamahlad jällegi sama loogika. Et kui puuviljamahlast, kui te mõtlete klaas apelsinimahla näiteks, kes on teinud, teab, et klaas apelsinimahla on umbes 5-6 apelsini, oleneb, kui mahlased nad just parasjagu on. Aga te ei suuda kunagi süüa korraga ära 5-6 apelsini. Et kui lihtne on juua ära see klaasitäis mahla, eks ju, aga 6 apelsini söömine on üsna keeruline. Et siis alati võiks eelistada neid terviktoitusid, et süüagi seda apelsini, süüagi seda õuna, süüa rosinaid mitte, või süüa viinamarju, mitte rosinaid, eks ju. Et valida neid veerikkamaid ja võimalikult vähetöödeldud toiduaineid. Ja siis põhimõtteliselt võib piiramatult süüa puu- ja köögivilju, teravilju, kaunvilju, et see on kõige olulisem. Ja siis nüüd tuleb see osa, kus me saame rääkidagi, ma näen, et siin on paar kommentaari küsimust just tekkinud ka nende samade küsimuste kohta. Et kas võib arvata, et kui süüa selle näidatud plaani järgi, siis ei ole vaja vitamiine lisaks võtta. Kohe räägin. Ja
Ja siin on see töödeldud vegantoodete kohta, millest me natuke ka rääkisime, et võib-olla jääb sinna küsimuste osasse siis veel see ka. Aga mis puudutab nüüd toitaineid ja vegan toitumist, et see B12 on hea küsimus, sest et see on üks põhilisemaid, mida me kohtame. See on ka tegelikult põhimõtteliselt ainukene toitaine, mille siis veganina peaks pöörama ekstra tähelepanu. Sest B12 loomulikul kujul esineb loomses toidus ja teda tekitavad sinna bakterid, sest et nad elavad seal nii-öelda tihti. Aga taimses toidus B12 põhimõtteliselt peaaegu ei ole. Et kust ta on toidus nii-öelda, on pärmihelbed ehk maitsepärmis ja rikastatud toiduainetest. Näiteks enamikes taimsetes piimades on B12 vitamiin olemas, seal on ka teisi vitamiine lisatud. Aga toitumisnõustajana mina soovitan alati B12 võtta ekstra juurde toidulisandina. Lihtsalt selleks, et garanteerida selle piisava saamise. Tegelikult meil organismis on selle varud väga pikad. See võib midagi juhtu, kui te ei saa, ma ei tea, paar kuud B12 vitamiini toidust, eks ju, te tahate katsetada vegan toitumist ja ei võta toidulisandit, et paari kuuga ei juhtu tavaliselt midagi. Et see varud on arvatavasti aastate pikkused, isegi räägitakse 8 aastast, aga pole vaja hakata katsetama. Et peaks ikkagi olema teadlik, et kust teda saab, et kas on need rikastatud toiduained piisavas koguses toidulaual olemas või siis ikkagi võiks seda toidulisandit paar korda nädalas 1000 mikrogrammi võtta, et see on väga lihtne viis garanteerida piisava saamise. Ja teine, mis siis puudutab absoluutselt kõiki Eesti elanikke, see on nüüd see keskkonnaga seotud tegur, eks ju, kui me oleme siia laiduskraadile elama sattunud, et siis me peame võtma D-vitamiini toidulisandiga juurde. Et see siis puudutab kõiki nii täistaimset toitu kui segatoitlasi. Lihtsalt meil ei ole võimalik piisavalt teda saada ei toidust ega ka siis naturaalsel viisil, kuidas me peaksime saama, on päikesest. Päikest meil ei ole, nagu te teate, talvel praktiliselt üldse. Ja isegi kui ta on, siis selleks, et meie keha suudaks D-vitamiini nahas sünteesida, on vaja päikse käes ikkagi olla paljastatud nahaga. Päike peab käima teatud kõrgusel, see nii-öelda kaldenurk peab olema piisav ja meil sügisest pööripäevast kevadiseni ei ole võimalik D-vitamiini ise sünteesida, nii et peaks võtma juurde. Aga kust siis saab neid teisi, mis ma siia olen välja toonud? Ja need tegelikult on toodud välja selle arvestusega, et miks nendest peaks üldse rääkima, on see, et me tuleme sellest segatoidu taustast ja arvestades, kui me mäletame seda toidupüramiidi seal, kui kehvasti me oleme toitunud, eks ju, tõenäoliselt enne taimetoitlaseks hakkamist, et siis peaks mõtlema, et kuidas me ikkagi saaksime selliseid olulisi toitaineid, näiteks nagu jood. Et kas me oleme söönud vetikaid, kui me enne ei ole vetikaid söönud, siis me nüüd peaksime kindlasti vetikaid sööma, sest joodi saamine on raskendatud. Ja selleks võib siis kasutada jodeeritud soola. Sool ei ole võib-olla parim, et vetikad on natuke parem, aga jällegi on võimalik siis kelpvetikast tehtud toidulisandit kasutada, kus on väga konkreetselt siis määratletud, kui palju seal joodi sisaldub, ei ole üledoseerimise ohtu ega aladoseerimise ohtu, et selline võimalus on. Omega-3 rasvhaped, mis tavaliselt siis kuidagi seostatakse kalaga, on jällegi problemaatiline, et su kala, Läänemere kala on isegi mürgine, kõik raskemetallid tegelikult rasvas ladestuvad kõikidel elusolenditel. Läänemere kala näiteks Soome toitumissoovitustes rasedatele ei soovitata rasvast kala rasedatel süüa, sest see on ohtlik. Et omega-3 paremad allikad on kindlasti kodumaised, näiteks jahvatatud linaseemned, kreeka pähklid, väga maitsvad, kanepiseemned, chia-seemned, võib ka kasutada mikrovetikaõli. Tegelikult mikrovetikas on see, kuidas kala saab omega-3. Et tegelikult kõik need ained, mis kuskilt loomsest allikast justkui meile tulevad, satuvad sinna looma sisse ikkagi ka taimsest allikast. Et samamoodi on ka kaltsiumiga, lehm ei tooda kaltsiumi sinna piima sisse, vaid ta sööb kaltsiumirikast toitu ja siis see ladestub sinna piima. Et kaltsium meil tuleb kohe järgmisel slaidil ka. Ja valgud, et kui asendamatud aminohapped, oluline on süüa kaunvilju, eks meie tausta puhul jällegi segatoitlastena, et teravilja söömine on pigem nagu teadlikult, inimesed ikkagi söövad teravilja,
ja söövad ka võib-olla mingil määral köögivilja, aga kaunvilja söömine on kehva võitu. Et kui tarvitada nii kaunvilja kui teravilja, on garanteeritud tegelikult kõikide asendamatute aminohapete saamine. Ja pähklites on, seemnetes on, põhimõtteliselt kõikides taimsetes toiduainetes on kõik asendamatud aminohapped olemas. Need on lihtsalt erinevas proportsioonis ja selleks, et saada siis mitmekülgne valik erinevaid aminohappeid, on vaja süüa erinevat toitu, eks ju. Et seda, mida on kaunviljas palju, on teraviljas vähe ja vastupidi ja neid mõlemaid süües me saame ideaalse valgu. Ja et piisavas koguses valku saada, on tegelikult vaja lihtsalt süüa piisavas koguses toiduenergiat. Ja kui te olete nii-öelda alatoitumuses, et liiga vähe toiduenergiat, et siis võib ka valguvähesus tekkida. Aga me ei tea, et inimesed oleksid valgupuudusesse kunagi surnud või tõsiseid tervisekahjustusi valgupuudusest. Pigem vastupidi, et valguliig on see, mis inimesi ohustab, sest arvatakse mingil põhjusel, et on väga palju valku vaja süüa. Reaalselt on siis see valguvajadus umbes 0,8 grammi kehakilogrammi kohta ja see kehakilogramm on tegelikult see normaalkaalu kilogramm, et kui inimene on ülekaalul, siis ta ei pea sellepärast rohkem valku sööma. Et see tegelikult see valguvajadus on üsna väike võrreldes sellega, mis inimesed arvavad, et see vajadus on. Raud jällegi, ütlegi, et mineraalained on esindatud, kuna mineraalained tulevad mullast, eks ju, et siis nad jõuavad sinna taime läbi siis mulla ja nad erinevates taimedes siis on pisut erinevas proportsioonis mineraalainete esinemine, aga nad kõige paremini, kõige rohkem on neid alati sellistes taimeosades, millest areneb uus taim, et nii-öelda seemnetes. Teravili on seeme, kaunvili on seeme, pähkel on seeme, eks ju, kõik on need taimeosad, millest areneb uus taim. Ja seal on väga palju erinevaid mineraalaineid, ka vitamiinide valik on mitmekesine. Et oluline on siis lihtsalt, et me neid sööksime. Ja mida me teame, et raua puhul taimne raud imendub paremini siis, kui teda tarbitakse koos C-vitamiiniga või siis parem oleks öelda, et C-vitamiini sisaldavate toiduainetega. Et see on see põhjus, miks näiteks hummusesse lisatakse sidrunit, eks ju, et klassikaliselt juba on sellised retseptid olemas, kus on nii-öelda rauarikkad toiduained koos C-vitamiini rikaste toiduainetega. Et teete mingit köögivilja või teete mingit salatit, panete sinna seemneid, panete sinna kaunvilju, panete võib-olla kiinoad, panete rohelised lehtköögiviljad, eks ju, ja sidrunimhallaga teete maitsestate, teete kastme, eks ju. Et siingi puhul öeldakse, et nende imendamist parandab idandamine ja leotamine, et siis neid pähkleidseemneid võiks kas idandada või leotada. Ja kaltsiumi puhul on siis kõige lihtsamaks allikaks on rikastatud taimsed piimad. Siin ei pea väga suurest kogusest tarvitama, et on lihtsam seda saada. Aga kuidas piima sisse nii-öelda klassikaliselt kaltsium saab, et see on üks klassikaline näide, mida tuuakse, et piimas on palju kaltsiumi. Tõepoolest, aga ta satub sinna ikkagi taimede kaudu ja teda siis on palju rohelistes lehtköögiviljades, brokkolis, aga ka kaunviljates, seemnetes, apelsinis, tohvus. Et jällegi kaltsiumil on palju häid taimseid allikaid, lihtsalt tuleks siis mõelda sellega, et kas te sööte brokkolit, eks ju, kas te tarvitate neid rikastatud piimasid, et te päris tähelepanuta ei peaks jätma. Ja seleeni kohta öeldakse, et üks para pähkel päevas annab piisavas koguses seleeni, et lihtne viis, kuidas tagada piisav seleeni saamine ka. Ja päevalilleseemned on siin välja toodud, et päevalilleseemned võib-olla ei ole kõige parem, sest et seal on palju omega-6 rasvhappeid. Me tahaksime, et oleks rohkem omega-3 rasvhappeid, et siis parapähkel on natuke parem valik. Ja siis Eesti Vegan Selts on teinud ka sellised taldriku. Siit on hästi näha see, et jällegi ei ole ükski toiduaine ei ole ühe toitaine allikaks. Et me saame ikkagi erinevatest toiduainetest väga rikkaliku valiku erinevaid toitaineid. Ja siin on ka näha, et kaunvil, siin keskel on siis kaltsiumirikkad toiduained ja neid on igas siis toidugrupis kaltsiumirikkad toiduained. Et neid on nii puuviljade juures, siin on viigimarjad, apelsani, lehtköögiviljade juures, kaunviljade juures on siin sojapiim, eks ju, tofu, seemnete pähklite juures on tahiini, mis on siis seesamiseemne pasta ja mandlid, et igas rühmas tegelikult esineb ka neid kaltsiumirikkaid toiduaineid. Aga jah, lisaks on siin välja toodud siis päike või siis D-vitamiini toidulisand. Seleen on siis parapähkel, mis võiks päevas olla. Omega-3 rasvhapete allikana on siin Kreeka pähkel, aga väga hästi sobib purustatud linaseeme.
ja B12 on siis toidulisandina siia juurde toodud, et mõned sellised põhimõtted on, mida võiks arvestada. Ja kõik need asjad on tegelikult pandud ühele A4-le kokku, mille leiab ka Eesti Vegan Seltsi kodulehelt, et hea selline meeldetuletus vahetevahel üle vaadata näiteks, et mis on nii-öelda olulised toitained, millele võiks vaadata, kas ma ikka tarvitan neid asju toiduks. Et siis, ja lihtsalt kinnituseks ütlen teile ka, et toitumisuuringu järgi segatoitlastel esineb väga palju erinevaid toitainepuudusi. Et kui te mõtlete, et segatoitumine on selles mõttes lihtsam, et neid asju on nagu lihtsam saada, et siis ei ole tõsi, et segatoitlastel on väga palju toitainepuudusi ja väga palju ületarbimist, mis puudutab rasva, kolesterooli, küllastunud rasvhappeid. Et selle tasakaalustamine on tegelikult isegi veel keerulisem kui taimse toidu tasakaalustamine. Et seda olen ma teinud päris palju erinevaid menüüsid vaadanud ja koostanud, et lihtsalt jälgides neid põhimõtteid, umbes seda taldriku reeglit, mis ma näitasin. Kui niimoodi toitu valmistada, siis on väga lihtne saada nii-öelda vajalikus kogudes kõik ained kätte, aga segatoidu puhul isegi kui tundub, et on tervislik, ikka võib midagi tasakaalust väljas olla, et seal on päris palju sellist tasakaalustamist toitumisnõustajatele. Päris keeruline on segatoidumenüüde tasakaalustamine. Panin siia veel ühe sellise kokkuvõtliku slaidi ka, kus on infoallikad, et eesti keeles ilmselt üks paremaid allikaid on Eesti Vegan Seltsi kodulehekülg, kus on põhimõtteliselt kõikidele küsimustele vastused, et kui on küsimus asendamatute rasvhapete kohta, aminohapete kohta, soja kohta, mille iganes kohta, seal on väga põhjalikud kirjeldused koos teadusallikate viidetega olemas, et asub alati sealt vaadata. Muidugi üks ingliskeelset kirjandust on ka, ma panin siia mõned raamatud, mis võiks huvilistele rohkem infot anda, aga kes tahab eesti keeles, siis sealt võib-olla kõige lihtsam leida. Ja kuidas alustada, et vegan väljakutse Eesti Vegan Seltsil, mis on siis 21-päevane selline, põhimõtteliselt ongi väljakutse, kus saab iga päev ühe e-maili, kus on infot nii veganluse kui toitumise kohta, retsepti, ideid ja mis aitab teil võib-olla paremini proovida, et mis see siis tähendab, kui olla täistaimetoitlane. Panin siia mõned podcastid, kes inglise keeles tahab kuulata mõnda huvitavat veganluse teemaga seotud podcastid, siis mõned mõtted. Ja siin esimesed 4 raamatut on puhtalt toitumisega seotud raamatud, aga 2 viimast panin siia nendele, kes siis on huvitatud veganluse eetilistest külgedest ja kuidas siis veganina maailmas hakkama saada, et see Vegan Freak on väga hea raamat, kindlasti noortele aktivistidele soovitan. Ja Gary Francioni raamat siis, et kas sinu laps või koer, on selline väga moraalieetika ja selline filosoofiline lähenemine, et kindlasti tasub ka seda lugeda. Ja mõne filmid ka, filmide vaatamine alati on lõbus. Siin on esimesed 3 on toitumisega seotud dokumentaalfilmid. Minu meelest kõik nad on olemas ka Netflixis ja väga mitmeid neid saab vaadata veebist. Siis on siin 2 mis on seotud keskkonnateemadega. Üks siis Seaspiracy on üsna uus film kalandusest ja kaladega seotud probleemist ja Cowspiracy on siis selline veiste ja see punase liha tootmisega seotud probleemiga ja siis 2 viimast on sellised eetikateemalised filmid, mis on võib-olla natuke rasked vaadata, aga kindlasti eriti segatoitlased peaksid olema sellega kursis, et mismoodi see siis käib, kuidas siis tööstus toimib. Võib-olla paneb natuke mõtlema, et kas see on see, mis me tahame. Tegelikult üks film veel eraldi, see on nüüd küll juba 2019 välja antud, et puudutab vegan sportlasi. Jällegi väga põnev film, ka Netflixis olemas. Et mõnikord tuuakse välja, et peab sööma loomset toitu, et lihast kasvatada, et siis jällegi selle filmi vaatamise järel ilmselt päris nii enam ei arva, et ei pea. Aga mul panin siia mõned küsimused ka, ma ei tea, kas teeme niimoodi, et ma olen natuke üle aja juba läinud, et ma neid küsimusi praegu siit ei hakka võtma, aga vaataks, et mis teie küsimused on, et mõned siia on tulnud, ma hakkan nendest pihta ja kirjutage teie oma küsimusi, ma samal ajal proovin vastata. Ja kui ei tule küsimusi, ma võtan siit oma nimekirjast, mis mul siia mõned küsimused ka ette saadeti, et saame natukene
saan natuke kommenteerida neid. Ma võtan siit selle viimase, mis ma nägin, et kas veganlus võrdub taimetoiduga ja et vegansilliga asjad sisaldavad tihti sünteetilisi lisaaineid. Et jah, eks on igasuguse toitumise puhul, et mida pikem on see nimekiri seal toidupakendil, seda kriitilisemalt peaks võib-olla sellesse suhtuma. Et alati kõige tervislikum on, kui te võtate õuna, siis seal ei ole vaja komponente peale kirjutada, eks ju, porgand, seal ei ole vaja koostist lugeda. Et need on alati kõige tervislikumad, aga ükskõik, kas siis tegemist on ükskõik millise pihviga, eks ju, kas taimse või loomse pihviga, see nimekiri on alati üsna pikk. Et kui on vaja süüa praegu kõrvale mingit pihvi, eks ju, siis järelikult ei ole oluline tervise aspekt ja siis tasub juba valida see taimne pihv, sest et seal on keskkonnamõju väiksem ja tegelikult ka uuringute järgi see tervisemõju ikkagi väiksem, kuigi ta ei ole nii tervislik, kui oleks see kaunvili, eks ju, seal kõrval. Et hea küsimus. Väidetakse, et alternatiivsed tooted näiteks villale ja nahale ei ole jätkusuutlikud, sest need on naftast või muust sellisest. Et jah, seal on palju võimalusi. Et täna me näeme tegelikult rohkem seda, et need alternatiivsed tooted villale ja nahale ei ole tehtud naftast, vaid nad on tehtud mingisugusest taimsest komponendist. Täna just käisin Tallinna Tehnikaülikoolis on üks väike näitus üleval, kus on siis erinevate materjalide tutvustus ja seal oli näiteks ananassist tehtud ja banaanist tehtud materjali näidised, et just oligi, üks oli vist banaanateks ja mis see siis ananassi on, võis olla mingi paintseks või midagi taolist. Ja seetest tehakse, et neid taimseid materjale on tegelikult päris palju turul. Nad on ilmselt üsna innovaatilised, mõned võivad olla päris kallid, aga mida rohkem neid siis nagu nõutakse, et sama me oleme näinud ka vegan toiduainetega, et kui nõudlus on suur ja valik, nii-öelda turule tuleb rohkem pakkujaid, et siis tegelikult ka hinnad lähevad alla. Ja et alati ei pea olema siis see naftase alternatiiv, et me näeme ka seda, et taimsed puuvill, eks ju, puuvill on kindlasti hea alternatiiv, et neid taimseid materjale on veel. Nii. Vaadates enamuse inimeste toidukorvi, siis tekib küsimus, kui keskkonnasõbralik oleks taimse toidu tootmine juhul, kui liha söömine lõpetataks ja tekib oluliselt suurem vajadus põldude intensiivse põllumajanduse ära. Et see ei ole, sellest me tegelikult natuke rääkisime ka eespool, et reaalsus on see, et kui me hakkaksime kõik sööma taimset toitu, siis väheneks põllumaade pindala, sest täna enamik põllumaadest kasvatab toitu loomasöödaks ja nagu loogiline on, eks ju, selleks, et loom kasvaks, ta peab väga palju sööma ja väga palju läheb raisku, me oleme ebaefektiivsed toidukäitlejad, eks ju, loomad ka, nad paneb talle väga palju toitu sisse selleks, et ta natuke kasvaks. Et kui me ei laseks seda toitu läbi loomade, vaid annaks selle otse inimestele, siis tegelikult meil oleks vähem toitu vaja. Ja öeldakse ka, et täna on olemas piisavalt toitu maailmas, et kõik inimesed saaksid süüa, aga kuna me anname seda loomadele, siis meil on näljahäda, eks ju, väga paljudes riikides. See on jah selline üks hästi ka tavaline argument, millest räägitakse, aga kui natukene seda avada või mõelda, siis muutub väga loogiliseks. Kas kodukanade munad on eetilised? Kui neid kodukanu ei tapeta või nad surevad loomulikku surma? See on ka hea küsimus. Ütleme nii, et loomade kasutamine enda hüvanguks ei ole nii või teisiti eetiline. Et me peaksime olema ikkagi võimelised ka niimoodi ju elama, et me ei peaks kedagi kasutama. Võime ju mõelda siin tagasi mõned sajad aastad, et mingi hetk tundus ka mõistlik kasutada teisi inimesi enda hüvanguks, eks ju. Et orjapidamine oli normaalne tegevus ja mõni pidas hästi oma orjasid ja kohtles neid hästi, andis neile süüa ja mis neil siis viga oli, eks ju. Tegelikult sama loogika, eks ju, miks me peaksime. Ja kui vaadata veel nagu kanapidamise problemaatikat, et siis kui te mõtlete linnuriigi peale, siis mis see muna on, eks ju, munast areneb uus lind, nii nagu teistel loomadel on, eks ju. Ja enamik linde looduses tegelikult muneb ainult mingil väga konkreetsel perioodil aastast ja muneb üsna väikeses koguses, eks ju, millest arenevad siis tipud ja kellest saavad järgmine põlvkond lindusid. Ja mis inimene on teinud, on siis aretanud sellise liigi, kes kogu aeg
mune põhimõtteliselt, eks ju, et ta mune, ja seal on väga lühike periood, kus kana ei mune. Ja see ei ole kindlasti loomulik, et see on väga kurnav ühe naise kehal, eks ju, et kanad on ju emasloomad. Et see, et seda muna toota, selleks on vaja väga palju kasutada tema organismis olevad ressursse ja see on sellele loomale tegelikult väga suur koormus, et selliseid lindusid tegelikult looduses ei eksisteeri. Me oleme sellised linnud lihtsalt ise tekitanud. Ja mida teevad näiteks sellised loomakaitseaktivistid, kes on päästnud mõne kana kusagilt intensiivfarmist, on see, et nad lasevad nendel loomadel elada oma loomuliku elu lõpuni, aga nad söödavad neile tagasi samad munad. Ehk et nad saavad need toitained oma kehasse tagasi, kelle nad on sinna munadesse pannud. Et selle jaoks ei pea inimene neid mune ära sööma. Ja siin oli tegelikult veel hea küsimus ka, kas maherohumaa veise liha on keskkonnasõbralikum kui näiteks tofu? See on selles mõttes hea küsimus, et see tofu on siin, et soja me ei kasvata, eks ju, Eestis, et ta tuleb meile ikkagi kusagilt kaugemalt. Kui me nüüd meenutame natuke seda pilti, mis ma siin keskkonna osas näitasin, et ükskõik kui kaugelt tulnud taimne toiduaine on võrreldamatult keskkonnasõbralikum kui kohalik liha. Et selles mõttes ei ole. Minu väide on see, et kohalik maherohumaa veise liha keskkonna mõttes on endiselt kahjulikum kui näiteks tofu. Et ma arvan, et küll selliseid, seda saab tegelikult ilmselt vaadata, et ma võin pärast jagada seda linki, kus on erinevate toiduainete keskkonna mõjusid võimalik vaadata. Et ma ei tea, kas seal maherohumaa veise andmeid just on, aga kindlasti saab seal võrrelda veiseliha ja tofut, et need peaks üsna selgelt olema nii, et taimne on ikkagi keskkonnasõbralikum. Kas kohalik mahetalus toodetud toortatrajahu ja kaerajahu on parem alternatiiv näiteks tavapoes müüdavale mandlijahule, mille päritolu on teadmata? Isiklikult eelistan kohalikku toitu, olen eelistanud mahetarade. Ja selles mõttes siin on nüüd, sellele on selles mõttes raske vastata, et kui me vaatame keskkonna aspekti, siis on väga selge see, et see kohalik toortatrajahu ja kaerajahu, eks ju, on väga selgelt keskkonnasõbralikum kui mandlijahu. Mandel on iseenesest väga veemahukas ja ta tavaliselt tuleb meile üsna kaugelt, et mandli keskkonna mõju on päris suur. Aga kui ma nüüd mõtlen toitumise aspektist, et mandel on küll hea kaltsiumi allikas, aga meil on kindlasti võimalik seda kaltsiumi saada teistest toiduainetest ka, et toortatrajahu, kaerajahu mahe kohalik, eks ju, ja tundub mulle oluliselt parem alternatiiv kui see mandlijahu. Ise küsimus on see, et kas on kas on võimalik neid omavahel asendada, millises koguses neid tarvitada, aga üldiselt küll, kui te saate kasutada mahetooteid, kohalikke, need on taimsed, et siis see tundub väga mõistlik asi, mida teha. Kas on veel mõnda küsimust tulemas? Vaatan. Ma panen siit enda paar küsimust ka, mis mulle tulid. Et kui vahepeal tuleb siis siia chati küsimusi, siis ma saan nendele ka veel vastata. Aga et mida teha, kui tekib isu harjumuslike maitsete järgi, et olete otsustanud nüüd, et proovite taimetoitlust ja aga hirmsasti tuleb isu mingisugust asjade järele, mida te varem sõite, mis olid loomset päritolu. Et siis selle jaoks on need vegankapid, need veganletid, kus siis saate neid harjumuspäraseid maitseid põhimõtteliselt kõiki kätte. Et seal on jogurtid, piimaalternatiivid, juustud, bifid, hakklihad, kõik asjad põhimõtteliselt olemas. Et jah, et siis see harjumuspärane on võimalik saada. Kui te suudaksite saada sellest sõltuvusest üle, et ei pea seda juustu sööma, eks ju, üleüldse ei pea juustu sööma, ükskõik kas see on veganjuust või tavaline loomne juust, et juust ei ole tervislik, ükskõik kas ta on taimne või loomne. Et siis see oleks kõige parem, aga vahetevahel võib tõesti tekkida see, et nii väga tahaks, et siis see taimne valik on tegelikult ka olemas. Kuidas eristada endas impulsse, mida ma vajan ja mida ma soovin harjumusest? Et see on ka väga hea küsimus. See on natuke seotud ka keegi meil kirjutas sinna registreerimisele, et tahaks mikrobiomist natuke kuulda, et siis see, mida me tahame, mille järgi meil tekib isu,
ei sõltu tegelikult väga palju sellest, mis me nagu ise mõtleme, eks ju, et see dikteeritakse meile tegelikult soolestikubakterite poolt põhimõtteliselt. Et kui te olete ikkagi harjunud kogu aeg sööma suhkrurikast toitu, siis te olete kogu aeg toitnud soolestikus neid bakterid, kes lagundavad nii-öelda suhkrurikast toitu. Ja need bakterid, kuna neid on palju, siis nemad küsivad omale toitu, eks ju, ja siis tekivad meil isud, mis ei ole see, mis me tegelikult vajame, eks ju, et me ei vaja seda suhkrut. Aga mida me peaksime siis sellisel juhul tegema, mõnes mõttes tegema selle võõrutuse, et need bakterid, kes nõuavad ebatervislikku toitu, need tuleks ära näljutada, neile ei tohiks mõnda aega anda ja anda siis süüa nendele bakteritele, keda me tahame, et meie soolestikus oleks rohkem, need, kes lagundavad köögivilju ja kaunvilju. Ja kui nende ülekaal nii-öelda soolestikus on nii palju suurem, siis me ka enam ei taha seda suhkrut, siis me hakkamegi tahtma porgandit. Ja see on, või noh, ja nad küsivad seda tervislikku toitu ja see on kindlasti nagu väga hea positsioon, kus olla, et teil ei tule koogiisu, vaid teil tuleb, ma ei tea, õunaisu, et see on, tahab natukene ilmselt sellist mõned nädalad harjumist. Öeldakse, et mikrobioom on võimalik, soolestiku mikrofloorat on võimalik muuta paari nädalaga. Et see ei olegi liiga pikka aeg. Öelda, et mulle ei sobi, võib tulla liiga vähesest kogemusest, teadmatusest, sel juhul on väga abiks vegan toitumisnõustaja konsulteerida. Ja, et ma olen ka ise kuulnud seda, et inimesed ütlevad, et jah, et minule lihtsalt ei sobi veganlus või et ma proovisin ja tervis läks nii halvaks. Et siis tõenäoliselt on tegelikult inimene teinud midagi kardinaalselt valesti. Ja selleks, et anda päriselt hinnang, et mulle ei sobi, võiks enne natuke ikkagi viia ennast kurssi, mis siis, kuidas peaks toituma ja kui ei ole endal võimekust või oskusi või teadmisi või tahtmist, et siis on võimalik alati toitumisnõustajaga konsulteerida. Et täna meil on Eestis ka sellise pädevusega toitumisnõustajaid kindlasti olemas, et tasub siis juurde küsida. Et tõenäoliselt ei ole väga palju neid inimesi, kellel ei sobi, et selleks peab olema ikkagi mingisugune mingi tervisehäda põhimõtteliselt või mingisugune väga tugev toidutalumatus, et mis ei võimalda näiteks mingit taimset toidugruppi tarvitada või mingi muu suur probleem, eks ju, mis on indiviidipõhine, aga üldiselt neid inimesi, kellel ei sobi, on ikkagi väga vähe. Kuidas toitumisnõustaja saab aidata, kust leida, kuidas valida? Et mina ise arvan, et kui teid huvitab taimetoidu teema, et siis tasuks valida selline nõustaja, kes on ise taimetoitleja või et tal on see pädevus olemas. Et Eestis selliseid nõustajaid on täna kindlasti rohkem kui mina. Et Eesti Vegan Seltsi lehelt juba leiate ka päris mitme inimese kontakti. Et kindlasti tasub valida selline inimene, kes ise praktiseerib, sest et tal on need teadmised olemas ja ei ütle teile, et ei ole võimalik, eks on küll võimalik. Ja toitumisnõustaja saab aidata vaadata üle, kuidas te siis toitute praegu, millised võib-olla on need kitsaskohad, mis on võib-olla valesti läinud või kui on mingisugused kaebusi, et siis saab vaadata, et kas need võivad toiduga olla seotud või on võib-olla mingi muu mure. Et seda ka muidugi tihti võib olla, et inimene ikkagi tervik, et ei ole nii, et paneme näpu peale, et see on sellest, et sa sööd liiga vähe porgandit, et tõenäoliselt on seal võib-olla mingisuguste asjade koosmõju, aga seda saab siis alati täpsemalt nõustajaga koos vaadata. Ja mida süüa, kui pole midagi taimset külas olles või väljas? Et see on kindlasti üks selline raske küsimus. Ma arvan, et see puudutab kõiki neid inimesi, kes on tahtnud tervislikult toituda ja siis lähevad kuhugi peole, kus ongi ainult kartulikrõpsud ja mis võivad olla vegan, eks ju, ja koogid. Et need, kellel ikkagi on oluline see, mida nad söövad, olgu see siis näiteks tervise aspektist või kellelgi on mingi toidutalumatus või allergia lausa või et te olete lihtsalt vegan, et siis alati on mõistlik selleks natuke ise valmistada, miks mitte võtta ise kaasa, süüa enne kõht täis, siis on väiksem oht, et hakkate igasugust ebatervislikku kraami kusagil peol sööma. Tavaliselt on ka päris head võimalused väikestes poodides, tanklates, et alati leidub puuvilju, köögivilju, väga tihti saab tanklates vegan toitu, aga jah, et enda eest ise muretseda ja muidugi, kui on lähedased inimesed, siis minu meelest oleks kena neid informeerida, et nad sageli ikkagi tahavad oma sõpradele või pereliikmetele pakkuda seda, mida nad soovivad süüa. Et siis, kui nad lihtsalt teavad,
inimesel on mingisugune erisoov, et siis nad saavad selleks valmistuda. Aga jah, enda eest ise hoolitsemine on ka kindlasti hästi oluline. Mida öelda, kuidas käituda, kui hakatakse mõjutama loomset sööma või pakutakse ikka süüa või palutakse. Ja et see on ka kõikidel veganitel ilmselt eriti vanema põlvkonna esindajate käest see kogemus, et vanema ikka ütleb, et nagu natukene võiks ju ikka süüa seda liha või natukene võiks ikka seda kooki süüa. Et siis tuleb endale kindlaks jääda, et ei pea isegi natukene sööma. Et võib-olla selliste vanemate inimeste puhul on see, et koos süüa teha, vaadata, õpetada. Näiteks minu isa teeb suurepäraseid vegankooke, et varem ta tegi ka kooke, aga need olid kõik siis piima ja munaga. Aga ei ole probleemi, sest kõik koogid on endiselt väga maitsvad ja selleks ei pea sinna panema piima või muna või võid. Et need kõik alternatiivid on täna olemas ja väga maitsvaid asju saab teha. Ta lihtsalt ei osanud teha, eks me oleme niimoodi elanud ja kasvanud, et oleme õppinud ühtemoodi midagi valmistama. Aga mis siis juhtub, kui uus retsept ära õppida ühe korra on see, et seda saab kogu ülejäänud elu kasutada seda vegan retsepti. Et võib-olla see on üks asi, mida saaks teha. Et lihtsalt rääkida ja informeerida ja õpetada. Et kui vähegi on lähedased inimesed, kes mõistavad, siis see võib olla üks viis. Äkki on veel mingisuguseid küsimusi või kommentaare, et meil paar minutit on veel aega. Ma vaatan, kas ma olen midagi äkki jätnud vastamata. Ja kui keegi tahab kommenteerida, et kas ta sai mingisugust uut informatsiooni, et siis see oleks ka väga tore. Ja siin on küsimus, millele ma ei vastanud. Kui tervislikud on poes müüdavad nektari joogi nimel olevad tooted? Et nektar on siis üks nendest puuvilja mahlal põhinevatest toodetest, mis sisaldab lisatud suhkrut ja mis sisaldab üsna vähe seda puuvilja mahla. Et meil on siis neid jooke saab kategoriseerida erinevalt mahlajoogid, nektarid ja siis täismahlad, eks ju, täismahlad on puhtalt mahlal põhinevad, aga nii mahlajook kui siis ka mahlajook on siis lahjendatud ja nektar on siis ka suhkruga rikastatud nii-öelda. Et kõige kehvem variant on siis see nektar. Et jah, kui on võimalik valida, siis valida võib-olla seda toitainerikkamatt ja kuhu ei ole lisatud suhkrut varianti, aga kõige parem oleks alati muidugi puuvili ise. Mis on minu enda lemmiktoit? No see on raske küsimus, sest et ma ei tea, kas mul on lemmiktoit, aga kui ma niimoodi pean kohe puusalt tulistama, siis ma pean vist ütlema, et praegu üks väga suuremaid lemmikuid on suitsutofu. Ja see Eesti tootja Bonsoja suitsutofu, see on see pimeline toode, aga muidugi ma söön väga palju kohalikku köögivilja ja kaunvilja, et sellist terviktoitu ka, aga kui ma peaks mingisuguse töödeldud toiduaine mingi poest ostetava klassikalise või mitte klassikalise, aga sellise poest veganletist ostetava toiduaine nimetama, siis ma arvan, et see on see, mida ma pean ütlema. Küüslaugutofuga, et kaks suurepärast toodet. Ja veel, et kui ma esimest korda elus tofut sõin, see oli väga palju aastaid tagasi, siis ma ei olnud veel taimetoitlane. Ja siis mul oli väga halb kogemus, mul kuidagi tundus, et see toode üldse ei kõlbagi süüa. Ja see oli mingi täiesti tavaline maitsestamata tofu, ma mäletan. Et ma ei tea, kas minu soolastiku mikrofloora on nii palju muutunud ja minu maitsemeel on nii palju muutunud või need tooted on läinud oluliselt paremaks, et nüüd mul on tofu hoopis täiesti teistsugune suhe. Muidugi see maitsestamata tofu on tegelikult selline, mida siis saabki vastavalt enda soovidele ümber teha, nii-öelda marineerida või maitsestada, et ega ta niisama närimiseks ei olegi kõige sobilikum, aga küüslaugutofu ja suitsutofu on küll sellised, et võib täiesti vabalt lihtsalt pakist süüa. Ja porgand maitseb mulle väga, et ilma porgandite oleks elu palju nukram.
Miks ma kasutan sõna veganlus ja mitte taimetoitlus? Et hea küsimus iseenesest, et veganlus on, eks ju, laiem mõiste, ta sisaldab siis elustiili muid komponente ka, mitte ainult toitumist, et vegan toitumine on siis veganluse tegelikult ainult üks aspekt. Nii et sellest me natuke rääkisime ka, et veganlus on laiem mõiste, et mis hõlmab siis ka teisi eluvaldkondasid, näiteks nagu rõivastus või meelelahutus või kosmeetika, et need on oma olemuselt natuke erinevad sõnad. Helil ei ole rohkem küsimusi, kui teistel ei ole. Aitäh kommentaari eest, et loodan, et igaüks sai enda jaoks natuke midagi uut ja kui kellelgi jäi midagi hingele, tahaks midagi juurde küsida, kust mingit infot saab või ma ei tea, kas või tahate, kui salvestus läheb küll üles, aga tahate, ma ei tea, faili saada, et siis kirjutage mulle. Hea meelega aitan inimesi, kes tahavad liikuda keskkonnasõbralikuma, loomasõbralikuma ja tervislikuma elustiili poole. Nii et aitäh kõigile tulemast ja kuulamast ja soovin teile tervislikku toitumist, keskkonnasõbralikku toitumist ja loomasõbralikku toitumist. Tere tulemast kõigile veganite perre!